Tere, head inimesed! Te kuulate ajakirja Eesti Naine podcasti Iga naine on lugu ja mina olen Ingrid Peek. Ikooniline naisteajakiri ilmub endiselt igakuiselt paberkandjal, aga internetis saate meie huvitava sisuga kursis olla muidugi igapäevaselt aadressil eestinaine.ee ning jälgige meid ka sotsiaalmeedias, Facebookis ja Instagramis. Inspireerivate naiste lood jõuavad teieni igal reedel, kõikidel podcastide platvormidel, näiteks Delfi taskus, Spotify's, Apple'is, Podcast Gurus, aga ka YouTube'is. Minu tänaseks saatekülaliseks on holistiline iluekspert ja Öko-Face Fitnessi asutaja Mari Lakspere. Tere, Mari! Tere, Ingrid! Suur tänu, et leidsid kodumaal käimise ajal aega ka meie jaoks, et meiega oma teadmisi, oma lugusid, oma kogemusi jagada. Ja sinu peamiseks teemaks on iluvaldkond ja naisena huvitab mind see väga. Ja kindlasti räägime täna ka sinu ja Agnes Kajanderi ja Triin Maasiku ühisloomingust ehk äsja ilmunud raamatust Ilupoole number, moodne Eesti ilupiibel. Aga alustame sellest, et teeme sind kuulajale paremini tuttavaks. Küsiksingi siis algatuseks klassikalise küsimuse, et kes sa oled ja kus sa tuled? Ehk kas ilumaailm ja iluga seotud teemad on huvitanud sind juba plikapõlvest saati? Jah, minu selline üks suurimaid kirgi ongi olnud alati ilu ja tegelikult ilu ja mood, et pärast Prantsuse lütseumit ma õppisin Pariisis Institut Français de la Modis, moe valdkonna siis juhtimist ja töötasin aastaid kõrgmoes Pariisis, brändidele nagu Christian Dior, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, edasi Dinno Laia. Ja siis ühest hetkest, kuna ma töötasin ka Fashion Weekidel ja olin seal, ütleme, täiesti niimoodi sees, tahtsin midagi ise luua, esiteks, ja teiseks saada paindlikumat ajagraafikut enda reisideks ja üldiseks selliseks enda elu elamiseks, ütleme. Ja siis ma muutsin natukene kurssi ja hakkasin ettevõtjaks Pariisis ja asutasin ilusalongid, kokku 3. Ja läksingi siis rohkem iluvaldkonda. Ja viimased 10 aastat, kuna ma ise olen hästi selline öko-naturaalne, olen siis tegelenud sellise holistilise iluga erinevate nurkade alt. Aga elu enne Pariisi, et kuidas sa sinna üldse jõudsid? Kuidas sa jõudsid selleni, et sa üks hetk istusid siin väikeses Eestis ja mõtlesid, minu tulevik on Pariisis? Ma arvan, et kõik, kes käivad Prantsuse lütsemis, kui võib-olla on kuulajate hulgas ka, tegelikult see kindlasti annab selle seemne, istutab meisse selle seemne. Esiteks me õpime Pariisi kaarti hommikust õhtuni, et mida külastada, mida teha ja minul oli kindlasti hinges juba selline hästi sügav Pariisi kutsumus, nagu lapsest peale põhimõtteliselt. Ja see tundus mulle hästi loomulik, et ma sinna lähen. Ja nüüd ma olengi on-off selles mõttes vahelduva eduga Pariisis elanud 16 aastat. Kui sa ütlesid, et sul oli juba lapsest peale Pariisi kutsumus, kui sa mõtled Pariis, mis on need esimesed märksõnad, võib-olla teemad, tegelased, nimed, mingisugused pariislikkuse essentsi väljendajad sinu jaoks, mida sa välja tooksid? Kindlasti, kui on üks sõna, siis kindlasti elegantsus, selline kerge elegantsus, kindlasti ka sära, kultuur, nii-öelda ajalugu, siis selline pärand, mis on hästi elegantne, kerge, sädelev. Tänapäeval on see Emilin päris sari, mida me kõik vaatame, et see on ka minu arust väga nutikalt selline revisited nende Pariisi koodide miks. Ja seal on kõik, kuidas ma ütlen, sellise moodsast tsivilisatsiooni teemad, et gastronoomia, ilumood, see linn ise on selline eye candy, et vaatad, iga maja on põhimõtteliselt pildistamist väärt ja teatud mõttes ka need inimesed, et nad loevad palju raamatut, nad on intelligentsed, nendega on põnev jutustada, nad on töökad, kõik see, neil on hea humorimeel, et mulle see sobib, see on nagu minu stiil, minu essents ka. Rääkides Pariisi ja üldse Prantsuse inimestest, siis on ju ilmunud ka raamatuid sellest, kuidas prantslannad võivad kõike süüa ja jäävad ikka saledaks ja siis me näeme filmidest, et nad on nii elegantsed ja siis nad joovad kohvi, söövad saiakesi kogu aeg filmides ja joovad veini kogu aeg ja nad on ikka nii saledad ja kaunid, et millised on pariislannad, prantslannad
et kas nad on tänasel päeval, kui sellised ultratöödeldud toidud, ütleme, kiirtoidukultuur on levinud üle kogu läänemaailma, on nad endiselt nagu siredad, saledad, elegantsed, saavad nad ikka süüa saia, juua veini, kuidas see käib, et elad nii ja oled ikka nagu nii heas vormis ja nii ilus kogu aeg? Pariislased on hästi saledad. Mul just eelmisel nädalal üks Eesti sõber käisime koos lõunal ja ta ütles, et tead, Mari, et ma olen 5. päeva siin ja ma ei ole näinud ühtegi paksu inimest. Et ja nad on saledad, neil on see hygiène de vie, et neil on see eluhügieen. Nad söövad kindlasti 3 korda päevas, ükskõik kui suur see söögikorra vahe on, ütleme, näiteks kui sa sööd lõunat kell 1 ja õhtusöök on kell 8 või 8:30, ütleme 4-5 ajal tahaks midagi näksida, ma ise ka teen seda mõnikord, on ju. Prantslane kindlasti keeldub sellisest mingist näksist, sest et tal on need 3 toidukorda, ta sööb ainult siis, ma arvan, et see on seedimisele super hea, sest et tekivad need pausid vahele. Ja üldiselt Prantsuse naised, vanuses seal isegi 35+40+, nad söövad vähe, et nad võivadki süüa oma selle croissanti hommikul, nad tihti söövad mitte iga hommik croissanti, aga nad võivad süüa küll saia. Ja siis ta sööbki oma selle 1 saia aeglaselt, naudib seda ja 1 musta kohvi, aga see ei ole niimoodi, et ta sööb mingit saiakesi ja siis kell 4 sööb uuesti saiakest. Et lihtsalt see kalaraaž on väike ja elu on hästi aktiivne. Et nad tegelikult hommikust õhtuni ikkagi sebivad, töötavad, prantslane on hästi töökas, et ei tundu nagu sellepärast, et ta teeb nii tööd kui seda sotsiaalset elu. Ja siis üldiselt, ja teiseks ma arvan, et nende genoom on juba kohastunud saiale ja veinile. Seda ma ka tavaliselt jälgin seal ja üldiselt nad ei lase, ma arvan, et üks suur võti üldse on see, et nad ei lase nendel üle kilodel tekkida ja nagu istuda oma kehale. Et nad teevad siis midagi natuke teistmoodi, söövad seal mingit suppi mõned päevad. Neil on see standard on kõrge, nad ei lase niimoodi nagu käest ära ennast. Aga riietus, kas on endiselt šikk ja elegantne? Jah, riietus on selline pigem lihtne. Pariisi värv on ikkagi must, mis teeb ka alati saledaks ja on alati ilus. Ja jah, neil on nagu selline oma stiil, mille tunneb igalt poolt ära. Aga teeme ikkagi natuke väikest sellist ajarändu sinu sellisesse kõrgmoe aega, et kuna sa oled selline citizen of the world, rahvusvahelise mõõtmega naine, eks, et täna sa töötad Dubais, vahepeal elasid Ateenas, endiselt oled sa ka Pariisiga seotud, vahepeal käid Eestis ja reisid veel igal pool mujal ka ringi, aga kui me mõtleme selle Pariisi aja peale, nende mainekate moemajade peale, Givenchy, Saint Laurent, Nina Ricci, Dior, Alaia, ja võib-olla veel midagi, et milline see elu siis oli? Tihtipeale võib jääda mulje, et see on nii glamuurne, oled seal, ilutsed, on ju, kogu aeg on kõrgmood, hot couture on su ümber kõikjal, aga sa just rääkisid ka, et prantslane on väga töökas tegelikult, et millised need sinu kõrgmoe aastad olid? Just see nii-öelda igapäevane töö ja elu? Ja minu poolest see oligi hästi selline nagu filmis põhimõtteliselt, sellepärast, et ma töötasin müügiosakonnas ja müügiosakond on see frontline põhimõtteliselt, kes läheb siis esindama seda moemaja. Moenädala ajal sa müüd kollektsioone teistele poodidele. Minu spetsialiteet oli siis Ida-Euroopa turg, venekeelsed, ingleskeelsed kliendid. Arendasin seda erinevatele majadele ja minu, ütleme, igapäeve välimus oligi selline, et ma nägin hea välja, mul oli selle moemaja kleit seljas, ma tegin hommikul meigi, läksin tööle, suhtlesin. Jah, minu igapäev oligi selline hästi äge omamoodi ja kindlasti need moenädalad juba, et eks kindlasti, kui me teeme mingit ametit hästi ja me teeme seda maailma tasemel seal kuskil Mekas, kus see siis toimub nagu mood Pariisis, siis sa oledki nagu tippsportlane, et sa tead, et sul on 4 moenädalat aastas, sul on mingid nädalad, kus sa töötad 7 päeva nädalas, sa arvatavasti ei saa eriti süüa, nii et sa pead vaatama, kuidas sa siis mida teed. Ja lihtsalt ongi selline tippsportlase elu, et nagu nad ütlevad, et õhtul pidi vara magama minema ja nii edasi, aga kindlasti see on hästi avardav, hästi äge ja hästi nii-öelda iseennast proovile panev. Et ma olen ka selline natukene nagu paljud mehed, võib-olla see, kes otsib seda the edge'i, nagu seda piiri või
kuidagi, et milleks ma võimeline olen, et see aeg kindlasti avardas minu neid kapatsiteete ja piire. Mis on kõige olulisemad õppetunnid, mis sa sealt kaasa võtsid oma tänasesse tegemisse? Õppisin palju oma prantsuse naisülemustelt, et Alaias mul oli üks naisülemus, kes siis, kui ma sinna tööle läksin, ma ise olin 30, ma arvasin, et tema on umbes 38 või midagi sellist, sest et ta oli hästi sale loomulikult, sest et kleidid kukuvad ilusti, kui sa oled number 36 või 38, siis hästi valge nahaga, kunagi ei päevitanud, pikad mustad juuksed, ta ei olnud siis on ju lapsi sünnitanud, ta oli selline tõsine selline fashionista erinevates kleitides ja asjades ja siis tal olid veel perekonnalt päritud sellised suured juveelid, tal oli üks suur teemant sõrmus suure teemantiga, nii et kui ta sinna ruumi astus, siis kõik vaatasid põhimõtteliselt seda sõrmust ja mu vene kliendid kogu aeg küsisid, et ei tea, kus ta selle sai. Et selline hästi äge tegelane ja ka hästi töökas ja hästi inspireeriv naine, prantslanna ja tema oli, ma arvasin, et ta on 38-aastane ja tegelikult ta oli vist 50 pluss, kui me kohtusime. Et see oli hästi inspireeriv ja mida ma neilt õppisin, üks asi, mida ma seal kõrgmoes õppisin, on see, et meie määrame rütmi. Näiteks mul olid kliendid, ma mäletan, mul oli Kiievis üks klient, kes kirjutas, tal oli hästi palju tiimi, selline noorte inimeste meeskond, kes saatsid mulle meile 4-5 korda päevas, kui nad midagi tahtsid ja helistasid vahepeal. Aga meie Alaias andsime vastuse siis, kui me tahtsime anda. Tihti me ei andnud üldse vastust või siis andsime 2-3 nädala jooksul. Et eestlasena me alati oleme, eestlased isegi vabandavad, et oi, et ma ei ole su meilile 24 või 48 tundi vastanud, et mul oli mingi see ja see. Meie kunagi ei seletanud mitte midagi, lihtsalt saatsime välja vastuse siis, kui meie tahtsime ja seda ma õppisin sealt ja ma ise teen ka niimoodi, et mina ise vaatan oma aega. Ja üldse sellist maitsekust kindlasti, silma, värvitaju, üldist kompositsiooni, kuidas midagi sättida, kuidas teha, kindlasti see arendab hästi palju. Ja üldse sellist kuidas teha asju kerguses ja rõõmuga ja huumoriga, kui on hästi raske, sa oled väsinud, keegi ei vingu, on ja kõik sellised asjad, seda ma õppisin seal hästi palju. Kas ja milliste moedisaineritega sa kokku puutusid, kes nendest sulle kuidagi erilise elamuse jättis? Ma kõige rohkem puutusingi kokku Asedin Alaiaga, kes oli siis viimane elav couturier, sellepärast, et selleks, et teha haute couture ateljeed, sul on teatud tingimused, et sinna syndicat de la haute couture üldse kuuluda, et see haute couture on apellatsioon, nagu on veini need nimed. See ei ole niimoodi, et ma lihtsalt avan oma kõrgmoe moemaja. Ja Asedin Alaial oli siis kõrgmoe moemaja, see peab olema Pariisis ateljee, seal on mingid tingimused, vist 30 töötajat Pariisis ja mingid sellised asjad ja temal see oli. Ja Asedin Alaia üldse, kes ei tea, tema on 70-ndate, 80-ndate disainer, kes põhimõtteliselt leiutas need catsuitid, body naistele, leggingsid tavamoes, avastas Naomi Campbelli, tal on hästi palju pilte igasuguste kõikide nende top-modellidega, ta oli hästi lähedane nendega, tegi Tina Turneri esinemiskostüümid, kõik need nahast narmastega need kleidid ja seelikud ja värgid. Et tegelikult hästi palju selliseid tuntud asju teinud, aga kuna ta on hästi nagu eksklusiivne ja selline nišikas, siis Eestis tuntakse vähem. Ja temaga me töötasime 4 aastat koos kogu aeg. Et ma nägin teda põhimõtteliselt igapäevaselt, teda on ta oli hästi lahe tegelane, et hästi lühikest kasvu, kas mingi 1,50 m midagi, alla 1,60 m ma arvan, siis ta oli hästi loomasõbralik, me ei teinud kunagi ühtegi asja mingitest püütonitest või midagi sellist, kui tegime kasuka, siis oli ainult see lamba villast ja siis tal oli endal koerad, 2 suurt Bernhardini ja siis tal on oma köök seal Pariisis, kus siis meie ka mõnikord saime õhtust süüa koos selle grupiga või temaga ja siis tal olid alati seal igasugused sõbrad, kes olid siis maailma kuulsad staarid. Et tema esimene turg oli Ameerika, nii et ta on hästi palju teinud staaride riideid, Rihanna seal kleite ja kõikidele praktiliselt, et hästi selline celebrity värk, et sa võisid kedagi nagu kogu aeg seal koridoris, ütleme, kohata. Kes ta kliendid olid?
sellel ajal oli, kui mina seal olin, siis oli see Alaia uue tulemise selline tippaeg, oligi see Rihanna üks punane kleit, mis on päris kuulus, siis olid Beckhamid, käisid seal mõlemad, David vahepeal mängis Pariisis, keda mina seal veel nägin, Janet Jacksonit, siis seda Jessica Bieli ja Justin Timberlake'i ja igasugused modellidest kuni see Stephanie Seymour ja kõik need Naomi pidevalt, sest et Naomi kutsus teda papaks ja käis seal kogu aeg külas. Ja siis oli see aeg, kui Naomil oli see Vene oligarh boyfriend, nemad käisid seal pidevalt ja igasuguseid selline eklektiline kõrgseltskond. Kas Naomi on suurem kui elu? Naomi on väga-väga-väga ilus. Teda on äge vaadata, sest et ma loen ka päris hästi energiat, nii et mulle meeldib, kui ma sellist, ütleme, inimest kuskil näen, siis ma kohe vaatan, mis ta on ja jah, on küll jah. Hästi ilus. Hästi ilus inimene, hästi ilus naine. Nüüd elad sa vaheldumisi Dubais ja Pariisis, käid ka Eestis kodumaal külas. Milline on sinu tänane argielu ja tööelu, millega sa tegeled, kuidas su elu korraldatud on, kuidas sa oled selline suure vabadusastmega ettevõtja? Täna ma olen otsustanud, et ma teen ainult selliseid asju, mida ma päriselt tahan teha, nii et ma valin selle järgi, ma kohe tunnen enda sees ära, et kas mulle meeldib või ei meeldi. Ja ma arendangi oma ettevõtet selle holistilise ilu nõustamise alal, et ma teen konsultatsiooni spaadele ja salongidele, kes tahavad selliseid moodsamaid teenuseid, ütleme, oma klientidele pakkuda. Ja siis töötan klientidega online-offline. Üks su põhistaapidest on Dubai, et kui me enne rääksime Pariisist, ole hea, võta enda Dubai ka lahti, et mis sinu jaoks on seal võlum, miks sa oled selle oma selliseks praeguseks pesaks valinud, milline on seal see energia ja inimesed. Me Dubais teame tegelikult juba päris palju seal käiakse, reisidel puhkamas, nautimas, mitte küll siis nii palju loodust, vaid just seda urban džunglit ja sellist tänapäeva tsivilisatsiooni sellist moodsamat külge, aga mis sinu jaoks on seal see, mis sa tundsid, et nüüd tahaks siin olla mõnda aega? Jah, mulle meeldib nagu enamikele eestlastele vist päike. Ma talun päris hästi temperatuuri, 30+ ka, isegi 35 ja kõik see mulle täiesti meeldib. Mulle meeldib see, et ma panen hommikul kleidikesse selga, lähen tööle, teen terve päev tööd ja ma ei pea nagu tegelema nende riietega ja mingite saabastega ja mütsidega ja asjadega. Ja siis mulle meeldib suur linn, sest et muidu ma ei olekski seal Pariisis nii kaua olnud. Ja kuidagi see vahetu selline toitsmine pidevalt, et sul on näitused, sul on inimesed, sul on seal peod, sul on kogu aeg saad midagi teha ja nagu toituda sellest. Ja Dubais mulle meeldib see, et seal on rand, et saab ujuma minna, sest et väga palju tegelikult maailmas ei ole selliseid kohti, kus sa saad elada suurlinna elu ja samas saad nautida randa. Loodust ei ole, aga loodus on meil Eestis ja Prantsusmaal ja igal pool mujal. Ja mis mulle seal meeldib? Mulle meeldib selline mõnus vibe, mis seal on, et inimesed teenivad hästi ja seal hakkab tekkima selline hästi avatud seltskond naisi ja üldse mehi ka, kes on hästi avatud, hästi uuele, et mind alati tõmbab see uudsus ja moodsus. Ja kes on seal igasugused, neid ei ole palju, aga seal on väga lahedad vegan restoranid, ja seal hakkab tekkima ka neid ägedaid noorendavaid iluteenuseid, mida mina pakun. Et ma tunnen, et see on nagu selline place to be ja seal ei ole neid Euroopa, ütleme neid vastuolulisi mingeid teemasid ja poliitikat ja mingid sellised jurasid. Aga mis sulle oma kodumaa Eesti juures meeldib? Eesti mulle ikkagi väga meeldib, et kohe kui ma lennukis maandun, siis ma tunnen, et värske õhk, karge kodumaa. Inimesed meeldivad, need sellised minu inimesed, mu pere on siin, pere lähemad sõbrad, et meeldib tulla nagu, samamoodi toitsma ennast, oma juuri. Ja samamoodi meeldib loodus ja meeldib, mulle meeldib ka linn, et mulle meeldib Kadrioru park, kohvikud, kõik sellised asjad ka vahelduseks. Aga kui sa oled siin käinud mõnede oma rahvusvaheliste sõprade ja tuttavatega, milline on Eesti välismaalase pilgule?
Neile ka alati hästi meeldib, et siin on ruumi, siin on puhas. Tegelikult on siin ikkagi väga palju plusse, elu on lihtne, kodud on ilusad. Ma arvan, et Eestis on tegelikult väga hea elada nendele, kellele see energia sobib. Et kes tahavad natukene rahulikumat, võib-olla sellist pereelu ja kõike seda, et ma ei tea vist mitte kedagi, kellele ei oleks siin väga meeldinud. Aga kui sa peaksid mõnele välismaalasele kirjeldama meie stiili ja maitset, sina kui moe- ja iluinimene, millised on Eesti naised ja millised on Eesti mehed? Kas saab niimoodi üldistada, stereotüpiseerida? Lähme sellise primitiivse stereotüpiseerimise teed, andke andeks kuulajad, kes seda peavad võib-olla ülekohtuseks või solvavaks, aga võtame seda mänguliselt nagu lustime. Jah, ega me ei pretendeeri ju tõele, see on lihtsalt selline minu visioon. Ja maailm on täis väga erinevaid inimesi ja igaüks on eraldi indiviid ja isiksus ja nii edasi, aga suures plaanis me ikkagi erinevate paikade, rahvaste osas saame mingeid nagu iseloomulikke joonig välja tuua ju. Jaa, no kuidas mina seda näen ja kuidas ma ka tihti seda räägin, et mina näen, ma arvan, et me oleme kõik nõus, et Eesti naisel ja üldse eestlasel meil on tegelikult väga head geenid. Et me oleme pikad, meil on ilusad heledad silmad, harmooniline nägu, ilus nahk, kõik sellised asjad, et tegelikult meil on, ma arvan, et meil on väga palju antud looduse poolt. Et sinna ei saa nagu, see on nagu super. Ja meestega on lihtsalt see, et kuna see selline blond tüpaaž vajab natukene meikimist, natukene tuunimist, siukse klassikalise standardi järgi, siis mehed on mõnikord lihtsalt natuke siuksed heledad võib-olla. Et sellest ei ole midagi. Pärast sealt edasi, kui ma vaatan oma professionaalse pilguga, siis päris tihti on ikkagi näha, et päris palju on enneaegset vananemist, ma ütleksin, et minu silmale, kus see pariisitar tõesti 50-aastane näeb reaalselt välja 30-aastane, eestlane on tihti selline väsinud ja natukene selline, kustunud juba siuke 30 pluss vanuses. Et see on selline asi, ma arvan, millega võiks töötada. Ja stiililiselt ka, et mõnikord võiks võib-olla natukene rohkem, mida aeg edasi ma ise väärtustan hästi seda, kui sa oled ikkagi ilusti riides ja sa austad teist, et sa ei ole nende stressipükstes pühapäeva hommikul kohvikus ja kõik sellised asjad. Ja seda on ka, et ega Eesti naisele meeldib panna ilus kleit selga ja sättida ennast ja nii edasi, et ma ütleks, et on kõike, nagu sa ütled, et tänapäeva maailm. Et see on ilus, ma arvan, et see on ilus, kui sul on ilus talvemantel ja sa paned oma lapsed ilusti riidesse ja see on selline austus teiste suhtes ka. Kas on midagi väga eestlaslikku just stiililiselt, mis sul on silma jäänud, mida sa mujal maailmas võib-olla isegi ei ole kohanud? Mulle tundub, et päris julge katsetamine on siukeste nagu kummaliste värvidega, mis võib-olla ei ole väga maitsekad, et tihti isegi ma mäletan, kui ma korteri kuulutusi vaatasin ja niimoodi, sa näed, et seal on tehtud hästi palju, lastetuba veel on ju mingite siniste ja rohelistega, siukeste kummaliste assotsiatsioonidega. Et mulle tundub, et kohati nagu tekib see värviisu siin hallis ja siis inimesed katsetavad hästi metsikult neid värve, et neil ei ole nagu seda baasi, et kuidas neid kokku sulatada, et ütleme selline sürrealism, mulle endale hästi meeldib sürrealism ka Dali ja Schiaparelli moes ja kõik sellised asjad, aga see nõuab väga head maitset. Et ma ütleks, et kui seda sellist tausta ei ole, siis pigem riietu lihtsalt ja nagu pariisitarid, klassikaliselt. Palju õnne sulle ka elu esimese raamatu sünni ja ilmumise puhul, nimelt ilmus äsja ja esitlesite koos kaasautoritega Agnes Kajander ja Triin Maasikuga oma uut raamatut Ilu pole number, moodne Eesti ilupiibel. Ja kuulajatele teadmiseks, et selle raamatu teine esitlus toimub neljapäeval, 27. märtsil kella 7 õhtul Tallinnas Literaadis. Erilisel õhtusöögil, kus siis huvilised saavad ise autoritega jutustada, samal ajal hõrgutisi nautida, mul on au teiega koos seal vestelda, natuke uurida, et mis see raamat siis endast kujutab, et selline veidi teistmoodi formaat ja olete teretulnud osalema, aga räägime siis ikkagi elu esimesest raamatust. Ma tean, omas käes see on nagu nii mõnus ja kuidagi eriline tunne. Mis tunne sul oli, kui sa raamat tuli trükist välja ja manifesteerus siia nagu materiaalsesse vormi? Hästi mõnus tunne, mulle meeldib teha uusi asju. Ja siis, see on nii äge, et sa teed midagi teistmoodi.
sa teed midagi vastavalt enda elukutsele, aga see on hoopis teises formaadis, ja hästi, hästi soe ja mõnus tunne on ja mis on eriti äge, on see, et me oleme ise selle raamatuga 100% rahul. Et ta on igast tasandist parem isegi, kui me oleksime oodanud, et me tahtsime esteetiliselt hästi ilusat raamatut teha ja Triin tegi sinna super pildid ja see sisu ka, et ta on hästi tummine, hästi rikas. Panime kõik sisse, mis meil oli. Raamatu kaasautor Agnes Kajander käis siin samas podcastis Iga naine on lugu külas mullu maikuus, et keda huvitab, siis leiate selle saate Delfi taskust või Spotify'st või Apple'i podcastidest, YouTube'ist, kust iganes te oma podcaste kuulate, aga räägime sinust, räägi palun lähemalt sellest teosest kui moodsast ilupiiblist, et kus see idee teil algselt tuli, miks te üldse tegite selle? Võiks ju ka küsida, miks te tegite raamatu, et raamat on selline aina eksklusiivsemaks muutuv formaat või et kes või mis teid inspireeris sellist teost looma? Minul oli raamatu idee juba viimased 3 aastat, sellepärast, et kuna inimene on üks, siis ma töötan kogu aeg väga sarnaste problemaatikatega ja ma tahtsin seda niimoodi kristalliseerida ja jälle uute inimesteni tuua ja suurema vaatajaskonnani tuua. Ja hakkasime suhtlema Agnesega, sellepärast, et ta tegi minuga kunagi artiklit Eesti Naisesse. Ja ma mäletan, et ta inspireeris mind sellega, et meil on väike vanusevahe ja ta on väga asjalik ja väga teadlik väga paljudes küsimustes ja selline hästi sügav. Mind täna huvitavad ainult sügavad inimesed ja sügavad teemad. Ja siis hakkasime Agnesega suhtlema ja Agnes on ka toitumisnõustaja ja ta läheneb 50. eluaastale varsti ja ta on hästi sale ja hästi vormis ja hästi selline nooruslik ja kõik selline asi hästi inspireeriv. Ja siis rääkisimegi, et võiks need asjad kokku panna, et minu poolt selline rohkem tehniline lähenemine ja Agnese poolt siis kõik need asjad, mida ta oma 25-aastase ilutoimetaja karjääri jooksul on ka näinud ja pluss Agnes on ikkagi professionaalne kirjutaja, olgem ausad. et sellised best of või best practice. Jah, teie puhul on äge ka see, et te ise praktiseerite kõike seda, millest te kirjutate, on näha ka tulemusi, mõlemad olete Agnesega nagu väga heas vormis, aga mitte lihtsalt, et olen kena pupe, vaid on näha kohe sellist kuidagi mingit rahul olevat, rõõmsat, hoolitsetud, kuidagi elutervet ilu. Et selles mõttes mulle alati hästi meeldivad inimesed, kes järgivad oma õpetusi. Practice what you're preaching, walk your talk, et teie puhul on see väga, väga toredasti nüüd kaante vahele saanud. Kui sa mõtled selle raamatu peale, mis on kõige olulisem sõnum, kui nüüd üldistada, enne kui me lähme teemadesse sisse, et mis on kõige olulisem sõnum seal ilu ja enesehoolitsuse kohta? Kõige olulisem minu jaoks on see, et tegele endaga igapäevaselt, täpselt ja sa saad tulemuse. Ja sa võid saada väga suure tulemuse. Isegi kui sul ei ole nii-öelda raha, aega me ikkagi leiame, me saame valida, mida me oma ajaga teeme. Et tegelikult on kõik võimalik, aga lihtsalt tee. Millised on kõige olulisemad ilumüüdid, mida te soovite selle raamatuga murda? Täpselt seda soovimegi, et sa pead olema, et sa pead kuskil mingites salongides ja kliinikutes ja asjades käima hommikust õhtuni, et olla kena ja olla nooruslik ja olla, ütleme, kortsuvaba seal 50+ ja mingid sellised asjad, et tegelikult see ei pea üldse nii olema. Kõik on sinu enda, ütleme, kätes ja elustiilis. Alustame natuke üldisemalt, enne kui lähme nagu reaalsete nõuannete ja praktikate juurde. Ma loodan, et sul on meile kõigile väga palju häid nippe, kuidas olla ilus, kuidas enda eest hästi hoolitseda ja seda teha kõike teadlikult. Aga mis on sinu jaoks ilu niimoodi suuremalt eksistentsiaalfilosoofiliselt vaadeldes ja miks on ilu inimesele nii oluline? Naised on ju läbi ajaloo alati tahtnud ilusad olla, mitte ainult naised, tegelikult üldse inimesed, kelles on see esteetika meel kuidagi ergas, nad ju naudivad ilu igas vormis. Ilu on harmoonia ja selline enda eest hoolitsemine, et tegelikult tõesti kõik on ju ilus, kui ta on hoolitsetud, kui talle antakse hoolt nagu
põhimõtteliselt ilu ongi armastuse materialisatsioon. Et sealt õhkub siis armastust. Ja hool ongi armastus, et ütleme, kui naine on puhas, tema juuksed on kammitud, tema nägu on pestud, tal on ilus kleit seljas, siis tegelikult ongi kohe ilus ja ta särab seest. Sealt tuleb see rõõm ja sisemine sära välja. Süda on avatud. Ja see ongi see, mida kõik inimesed tegelikult otsivad ja tahavad, sellepärast ongi läbi aegade seda otsitud. Ja kõik naised ongi tahtnud olla ilusad. No läbi ajaloo tegelikult on ju ka selliseid näitajaid, kus on looja poolt väga-väga kaunis vorm, aga vaat see sisu ei pruugi olla nii harmooniline ja särav, igasugused õelad valitsejannad ja tegelased, keda võib-olla vaadeldi kui väga kaunist inimest, aga sisemuselt olid nad ühed parajad ussid. Seda on tegelikult näha, mina, kuna ma tunnen nii hästi näolihaseid, seda on inimese välimuses kohe näha, kui ta on õel ja pahatahtlik. Ja see on ütlus ju ka, et alguses Jumal annab sulle näo ja siis ütleme, kui sa ajas edasi liigud ja nii-öelda vananed, siis sul tuleb see nägu, mida sa ise elad. Ja tegelikult seda on väga hästi näha. 35 pluss 40 pluss inimestest on seda väga hästi näha, et näiteks need kitsad sellised kriipshuuled. Mõnikord ongi see huule kuju selline, et ta ei ole nii lopsakas, aga kui ta ikkagi muutub täielikuks kriipsuks mingist vanusest ja sa näed, et huuled on üks väga huvitav piirkond nii naisel kui ka mehel, aga eriti naisel, et sealt on kohe näha, kui need huuled on hästi pinges ja niisugused nagu üldpinged peegelduvad suu ümber, peegelduvad lõuas, nägu muutub kandiliseks, hästi palju pinget on seal sees, siis on ilmselge, et see inimene mõtleb kogu aeg mingite asjade peale ja mingist hetkest ta võib muutuda ka nagu selliseks päris keeruliseks igapäevalus. No siit saaks kohe minna edasi huulte süstimise juurde, mis on praegu väga-väga popp teema ja mitte ainult vananevate kriipshuultega naiste seas, vaid ka väga noorelt juba tehakse ikka selliseid toredaid pruntsuusid. Mis sa sellest arvad? Mul ei ole kunagi olnud tõmmet endal nende süstide poole, et endale teha. Ja näiteks, kui ma seal kõrgmoes töötasin, see pigem kultiveeris minust seda loomulikkust, sellepärast, et mis on haute couture, ongi see, et sulle tehakse kleit, mis on see sinu kleit, mida sina oled proovinud, mis ei pruugi olla isegi nii täiuslik või mingist hetkest sa võib-olla kannad seda 5 peal 10 aasta jooksul ja siis ta midagi seal muutub aga ikkagi sa võtad ta kapist välja, pärandad oma tütrele, mis ongi äge, ongi see ainulaadsus ja ka ebakorrapäratus. Et minul on see suhtumine olnud kogu aeg, ütleme, hariduse ja sellise töö poolest veres ja need huuled, mina selle poolt kindlasti ei ole, sellepärast, et ma tean ka tehniliselt, mis seal toimub, et tegelikult see nahk ikkagi venitatakse välja. Need on sellised asjad, nendest on väga keeruline tagasi tulla. Et kui sa oled seal 20-ndates, 30-ndates, sul on see suunahk on juba venitatud nagu suuremaks, kui sa ütleme enam ei taha süstida, siis ta nõuab lisatäidet mingite aegade jooksul. See lisatäide on alati näha, mingist hetkest võib-olla esimene 2 süstimiskorda on ilus. Just eile olin Eesti lennukis Pariis Tallinn ja nägin ka neid selliseid naisi, mitmeid. Et see profiil tekib, see pardimokkade teema, mida räägitakse, tõesti tekib, et väga ilusad blondid Eesti naised ja profiil on selline kummaline. Et ma ei tea, võib-olla kellelegi meeldib, aga seal on nagu palju selliseid teemasid ja kui sügavamale minna, siis huuled on tegelikult sisemiste liinide kaudu seotud emakaga ja seotud siis kõikide meie nende viljakusorganitega. Ja see täispuhutud huulte teema, tegelikult see referents on porno. Et seal on sellised, ütleme, kus see tuleb tavakultuuri ja siis ma olen käinud erinevatel koolitustel ja konverentsidel, kus ma seda siis olen kuulnud ja siis räägitakse, et mingist hetkest, ütleme, kui sul on selline lugupeetud ametikoht ja siis sul on need huuled, et päris keeruline on isegi, ütleme, tööl käia sellistega. Et see on jälle selline maitse küsimus, et ma saan aru, et selles Ida-Euroopa kultuuriruumis see nagu tegelikult see on üks ilustandard ja ma saan aru, miks need noored tüdrukud seda nagu tahavad teha, sest et neil on jälle see suur
eksistentsiaalne vajadus olla ilusam. Et noh, ei mõista kedagi hukka, aga jah, et mõelge natuke selle peale nagu sügavamalt, et kui me elame 100-aastaseks, siis ja sul on praegu, sa oled 32, siis noh, mis sa nagu edasi nende huultega teed, need ülejäänud 70 aastat? Aga räägi natuke veel oma teadmistest, kogemistest, et sina kui loomuliku ja holistilise ilu edendaja, selle teemaga tegeleja just sellest nagu terviklikust loomulikust vaatevinklist, mida sa oled uurinud, lugenud, ekspertidega rääkinud, üldse veel laiemalt selle ilusüstide teemal, sest see on väga populaarne, see on ka kuidagi normeeritud, ja tegelikult igaühel ongi oma valik, et igaüks ise teab, mis ta teeb oma näoga, oma kehaga, selles mõttes me elame väga toredas maailmas, ole kes sa oled, kui sa oled täiskasvanud inimene, tee, mida sa tahad endaga, aga just, mis sinu see vaade on laiemalt? Jah, mina ütleksin, et see ei ole selline, nagu prantslased ütlevad, marché du dimanche, et pühapäevane turg, et noh, et lihtsalt lähen, teen mingi sutsu seal sõbrannaga, et noh, siuke fun on ju. Et see peaks olema kindlasti läbikaalutud otsus ja eesti keeles ja üldse tegelikult seda informatsiooni on nagu natuke vähe. Et täna ongi 2 suunda, on see holistiline loomulik suund ja on siis see nii-öelda see kunstlik täiuslikkuse ja selline barbisuund. Ma ütleksin, et ma arvan, et ongi 2 varianti, ma olen ka kuulnud, et need inimesed, kes kasutavad palju esteetilist meditsiini, nemad näiteks üldse ei käigi kosmeetikus, et tegelikult nahk on meie suurim organ, ta tahab hooldamist, et siis nad käivadki nagu seda sutsu pidevalt saamas, see ongi nagu see nende hooldus, et ta läheb nagu selliseks suhteliselt kunstlikuks, kui me vaatame, et inimese füsioloogia ja bioloogia on olnud sama 1000 aastaid, siis ta läheb sellest nagu, noh, ta läheb sellisesse futurismi. See on üks asi. Ja mis need süstid siis teevad, et noh, põhimõtteliselt on nagu ma räägin sellises suures plaanis lihtsalt, et oleks esimesed ideed. Seal meie raamatus on ka juttu nendest süstidest ja et millele tähelepanu pöörata. Et esiteks on siis need täitesüstid, mis annavad volüümi juurde. Sellega on niimoodi, et mul on näiteks Pariisis kliente, kes on kuni 50 kilosed naised, nad on hästi kõhnad ja nad on näost ka hästi kõhnad. Sellisel juhul võib-olla, kui on mingi väga hea arst ja see naine on seal juba 40+, 50+ ja teda häirib, et tal on aukuspõsed ja mingid asjad, siis võib-olla võib natukene midagi seal kaaluda. Ütleme, noh, ma muidu ei ole tõesti üldse poolt, aga ma ütlen, et niisuguse erijuhul. Kui nüüd meie niisuguse tavalise näoga hakkame neid nüüd vohmima ja tegema, siis tekib see paistes selline, noh, niisugune õhupall naine, selles mõttes, mida on palju ajakirjades ja USA filmides ja igal pool. Oma isikupärased näojooned kaovad ja siis tekib selline rõõsa olek, kus kõik on natukene ühte nägu. See on nagu see, mida tegelikult ei tahaks, et tahaks ikkagi olla nagu enda moodi. Ja siis on muidugi see, et need ained, nad ei ole, nad räägivad, et oi, et hüaloronhappe ja see on nii hea ja see niisutab ja nii edasi. Selleks, et seda hüaloronhapet kudedesse viia ja selleks, et inimese kude, mis on siis biomaterjal, seda vastu võtaks, selleks peab tegema kokteili ja seal on sellised lisaaineid, mis on tegelikult väga kahjulikud. Ja neid saab guugeldada, vaadata, selle kohta tegelikult on informatsiooni ja mina julgustaks ka kindlasti küsima sellelt arstilt, et mis seal ikkagi täpselt sees on. See on natuke nagu me loeme poes neid kommi etikette, me vaatame, et kui seal on 50 kirjad siis, ja mingid e-ained veel lisaks, siis nagu väga ei taha lapsele seda kommi osta. Et see on tegelikult täpselt see sama asi, pluss me peame arvestama sellega, et see ikkagi läheb organismi ja kui tehakse lahkamisi, ma olen päris palju selle teemaga kokku puutunud, sellepärast, et mu vene õpetaja, Venemaal on see teine laine nüüd, kus paljud ei taha enam teha ja tahavad loomulikuks tagasi saada ja nii edasi. Sest seal on ka nii palju, kuna nendel süstidel ikkagi esineb kõrvaltoimeid, siis mingist hetkest need tulevad avalikuks ja siis inimesed muutuvad ettevaatlikumaks. Et see on üks asi, need on need täitesüstid ja teine asi on siis see botox, botuliin, toksiin, millel on siis ka erinevaid brände, botox on üks nendest brändidest. Seda süstitakse närvi lõppu
rütme ja lihase vahele selleks, et närv ei ärritaks seda lihast kokku tõmbama ja tekitama, ütleme, kortse, niimoodi väga suures plaanis. Ja seal on ka see, et nii-öelda sulle süstitakse jälle mingisugust, see on toksiin, see on tegelikult mürk. Botoxiga saab tegelikult tappa ka inimese, kui seda õigesti süstida niisugusesse kohta, et ütleme, et inimene siis oma sellesse biomaterjali, oma süsteemi, ma arvan, et me kõik Eestis oleme suhteliselt sellised teatud mõttes ikkagi naturaalsed, me tahaksime olla terved, ei tahaks mingisuguseid kasvajaid ja asju, ütleme, see inimene siis ikkagi regulaarselt süstib endale seda toksiini sinna kehasse. Isegi kui ta on hästi kontrollitud ja nii edasi, aga ta ikkagi, me ei tea, mis ta täpselt teeb ja see ongi kõige suurem riskifaktor, ongi see, et me tegelikult kunagi ei tea, kuidas kellegi organism reageerib. Et see on natukene selline Vene ruleti teema ikkagi, isegi kui ta on täna demokratiseeritud. Sellest, mis meid siit veel edasi võib oodata ja mida tulevik võiks tuua ilurindel, räägime mõne aja pärast, räägime praegu sellest, mida sina teed, millised on sinu põhimõtted kui sellise eluterve holistilise ilu edendaja. Millised on sinu kõige peamised põhimõtted selles, kuidas olla ilus, kuidas enda eest hoolitseda, nii-öelda mida endaga teha, et saada ka häid tulemusi. Palju on ju räägitud sellest, et mingisugused ökovõid, et need ei too üldse häid tulemusi, inimene paneb endale lihtsalt kookose rasva näkku, aga kõrgtehnoloogilised super iluseerumid, milles on juba kõik välja timmitud, mingid erilised aktiivained, tänapäeval on veel ju mingid nanotehnoloogilised kreemid, varsti on mingid pisikesed iluinsenerid, nanobotid lähevad sul, viivad sinna, ma ei tea, kuhu iganes rakkudesse kõiki vajalikke toitaineid, läksime jälle natuke futusse, aga millised need sinu vaated, peamised põhimõtted on sellele, mida sa võtad kokku sellise mõistega nagu holistiline lähenemine ilule? Minul on viimastel aastatel nüüd järjest rohkem see, et esiteks on kõik energia ja kindlasti see füüsiline välimus on materialiseerunud energia, nii et kindlasti peaks vaatama seda, mida me sisaldame, emotsioonid, mõttemustrid, mis me arvame, et on võimalik, mis ei ole. Hästi palju tegelen ka selle naiste enesehinnanguga, sest et tõesti kõige ilusamad naised tihti arvavad, et nad on hästi koledad. See on nagu täiesti... Miks? Ma ei tea, ma arvan, et ma olen seda näinud hästi Prantsusmaal hästi palju. See on kasvatus ka, et ole alaandlik ja niimoodi, loomulikult see on väga hea olla alaandlik elu ees, aga samas me saame ju olla ka nagu rõõmu tunda ja nautida ja nii edasi, ennast nautida. Et see on niisugune mõttetu keeruline teema nagu. Ühesõnaga, ma leian, et see madal enesehinnang on enda elu keeruliseks muutmine. Selle asemel, et siis mõelda, et ma olen kõik võimas ja ma ise otsustan ja valin ja säran ja teen, mis ma tahan. Et nii lihtne tegelikult see ongi, nii et ma tegelen hästi palju energiaga, klientidega ka, ma ei tegele ainult selle füüsilise välimusega enam, sellepärast, et lihtsalt ma saan siis nii palju paremad tulemused. Kui inimene tunneb ennast, jälle prantsuskeelne väljend, oma nahas hästi, siis tegelikult ongi tal kõik hästi. Ta särab, ta on sale, kõik see flow liigub. Et see on üks asi ja siis ülejäänud asjade eest, ütleme, need muutused, mida me tahame teha või siuksed päeva mingid stressid või mul endal samamoodi tekivad laubakortsud, et ütleme, kui ma nendega ei tegele, ma olen 41 aastane, mul tekivad need jooned. Ja siis mulle meeldib teha erinevaid tehnikaid näole ja kehale, sest et kõik on tervik, ütleme selles mõttes kõige parem näohooldus on see, kus tegeletakse kehaga ka, sest et me ju ei eralda pead kehast või seda nägu nii-öelda kehast. Ja kehale põhiline asi on mul siis lümfidrenaaž, aga kindlasti ka lihastreening peaks olema programmis. Lihaste eest hoolitsemine ja selline, kas siis jõusaal või mingisugune muu selline alternatiivharjutustega. Ja näole mulle meeldib miksida erinevaid tehnikaid, sellepärast et me kõik oleme natukene erinevad, need problemaatilised piirkonnad on hästi erinevad, tavaliselt on, Eestis on meil päris palju räägime silmaümbrusest ka, aga tihti on see topeltlõug, siis see näokuju, isegi see huuled, kes ei taha, ütleme, süstida, paljud ei taha,
et kõik sellised asjad ja siis tuleks teha harjutusi, massaaži, vokaalset massaaži natukene, mina teen veel näokuppe, teipimist, kasutan seda infrapuna mõnikord valgusi, et nagu miksin ja siis kasutan ka häid kreeme. Mina kasutan alati ökokreeme, aga tänapäeval need on ka sellised toimeainete rikkad ja väga kvaliteetsed. Ja ma arvan, et kreemidega on hea leida tehnika ja kudede läbitöötamine on kindlasti palju olulisem kui kreemid, et kreemid öeldakse on 10–30% tulemusest. Ja see on jälle see, et üks asi on vastutuse võtmine enda tervise, enda välimuse eest ja teine asi on see, et oi, ma lähen ostan selle. Meie maailm on natuke selline, et oi, ma lähen ostan selle, see soovitas, see teeb, ma lähen kosmeetiku juurde, kosmeetik teeb, et mina oma kliendid panen alati kodus tegutsema, sellepärast, et see annab kõige parema tulemuse. Miks see annab kõige parema tulemuse? Just see vastutuse võtmine või? Et sa tegeled igapäevaselt iseenda heaoluga, oma iluga, oma ütleme siis oma energia olemise välimusega, et siis sa nagu saad aru, kuidas see toimib. Või on ikkagi võti selles reaalselt igapäevane tegelemine, sest süstemaatiline töö viib sihile? Just, ja ka see enda eest hoolitsemine ja endale armastuse andmine. Et see, et ütleme, me oleme ju enda esimene armastus ikkagi tegelikult. Et kuidas me siis ennast jätan, et kõik teised ja mingi tööandja ja 10 inimest, kes on seal reaseks. Et see on nagu, tundub mingist hetkest, mingist teadvuse tasemesse tundub suhteliselt ajuvaba tegelikult. Samas see on väga levinud, sest kõigepealt on, ma jälle stereotüpiseerin ja üldistan, aga ütleme, kõigepealt on naisel pere, sa pead hoolitsema lapsed, mees, kodu, see juba võtab päris palju aega energiat, siis sul on vaja tööl käia, seal kõik olla tubli, sest võib veel minna sinna, et naisena sa pead endast rohkem tõestama, et õigustada oma eksistentsi, saada samaväärset palka kui mehed, rabeled seal, siis sul on vaja veel kuskil käia, siis on vaja veel ju ka raha, et käia nendes kohtades, mis aitavad sul ilu edendada, olgu see siis vahel massaaž või näohooldus või mis iganes asi või trenn, eks ju. Kuidas siis jõuda nagu selleni, et päriselt suudad panna ennast number 1, tegeleda iseenda armastusega, jõuda päriselt selle enda armastamiseni, enda aktsepteerimiseni, mis on nagu teoorias hästi loogiline ja siis kui vaatad ringi, siis näed, et see tegelikult võib-olla ei olegi nii lihtne või ei ole praktikas just väga igapäevane nähtus, ehkki võiks. Jah, hästi lihtsalt ma ütleks, et see on see keskmesse tulek. Hästi palju inimesi on laiali, sest et meil on need välised igasugused triggerid kogu aeg ja meelitajad ja ahvatlused ja mis iganes ja kohustused ja mis iganes lugusid me endale räägime. Et ma ütleks, et keskmesse tulek, südamesse tulek, võid alustada sellest, et istud endaga ja vaatad, et mida ma vajan, mida ma tahan. Rahulikult, selleks tavaliselt tuleks aega võtta. Kõige parem on see hommikune aeg enne seda, kui pere ärkab ja kui maailm ärkab, sest et siis on selline eriline rahu ja Eestis ju hakkavad tulema need polaarhommikud meil varsti, need pikad, mõnusad valged ööd. Ja ei ole veel väsinud. Just, sa ei ole, sa oled hästi ergas ja keegi mõjuta sind. Sul ei ole mees seal midagi juba öelnud, et nüüd on see ja nüüd lähme sinna. Et kõigil on see, ega kõigil on see juhtimine. Iseenda ja oma pere ja oma elu juhtimine. Ja siis ühesõnaga etapp number 1, istud endaga, vaatad, mida sa tahad ja siis paned oma plaanidesse selle, et kas sa siis hakkad iga hommik midagi tegema endale. Mina soovitan, mul on sellised mõnikord radikaalsed meetodid, aga ma olen ise ka seda kogenud, et ma pigem soovitan võtta uneajast see pool tundi või tund aega ja endaga tegeleda, eriti kui see on mingi selline trenn ja selline kudede töötamine ja et kui öelda, et mul ei ole aega. Et teatud mõttes tavaliselt need, kes ei tee, nendel on, kas neil ei ole teadmist, mida teha täpselt ja mida teha kiiresti või siis nad on laisad. Et seal tuleks ikkagi endale otsa vaadata ja kõik mingisugused insta scrollimised ja meilide vaatamised 10 korda päevas ja siuksed asjad, sealt juba tekib pool tundi lõdvalt. Nii, aga räägigi, mida sa teed? Räägime sellistest igapäevastest hiluhooldus rutiinidest, võtetest, mõtetest, kuidas mängime seda mõttemängu, et
kuidas võiks välja näha ideaalne päev naisel, kes enda eest hoolitseb? Ma mäletan, vanasti oli selline raamat nagu 100 minutit ilu jaoks, et kui sa igas päevas leiad need 100 minutit enda ilu ehk siis heaolu ja tervise jaoks, seal oli kõik alates näohooldusest kuni võimlemiste ja asjadeni, et siis ongi võimalik väga terve ja ilus olla, et milline sinu selline igapäevane ideaalkava oleks? Lihtsalt inspiratsiooniks selline näidis. Üks suur nipp selles, et olla kogu aeg ilus, on see, et mitte liiga kaugele minna oma sellest keskkooli lõpu välimusest. Et see ei muutuks väga palju, sellepärast, et see on psühholoogiliselt suhteliselt raske, olgem ausad. Nii palju on ju mehi ka, kes ütlevad, et oi, et ma saan oma need keskaegsed teksad umbes jalga panna. Tegelikult meil peakski niimoodi olema. Kui inimene on 50, tal on keskkooli lõpuajast möödas reaalselt 32 aastat, ta on sünnitanud 3 last, elanud läbi mitu läbipõlemist, lahutuse, mida iganes nagu mureraskus, et ka veel sinna juurde. Kas ei ole nagu veidi ambitsioonikas, et võtta endale ette selline tegelikult ületamatuna tunduv eesmärk, et olla samas vormis nagu keskkooli lõpus, pluss ka näiteks sünnitamised, emaksaamised, magamatused, traumad, stressid ju kurnavad inimese füüsilist keha ka. Jah, aga räägime eraldi sünnitusest veel. Sellel on ka, mul on natuke teine nagu selline vaatenurk sellele. Tegelikult ei peaks, et seal ongi see, et okei, sul oli kurnav periood, esiteks on see ohvri mentaliteet, on ju. See on Eestis hästi valdav, sest et meil on olnud kõik need sõjad ja nõukaaeg ja kõik need teemad, mis meil siin olnud on. Samas elu on ju praegu nagu super ilus. Tallinnas töökuulutusi avad, lähed kuhugi tööle, teed oma asjad ära. Tegelikult ei ole üldse keeruline ja tegelikult need eluteemad, meil on neid kõigil. Ma ei tea ühtegi inimest eriti edukat ja kedagi sellist, kes on teinud elumuutusi ja liikunud, kellel ei oleks olnud mingisuguseid nagu big bang'e. Kõigil on olnud. Aga lihtsalt teema on ju selles, et kuidas me nendest läbi tuleme ja kindlasti, kui meil on juba materialiseerinud füüsilised välimuslikud muutused, siis see on tegelikult päris tõsine asi. Me ei tohiks nii palju muutuda füüsiliselt, ütleme nendes vanustes seal kuni 50-60-ni. Selleks ei ole nagu põhjust minu arust absoluutselt. Mis tähendab seda, et okei, sul oli see raske aeg, 6 kuud, või kuu või mida rutem sa saad sellest sabast kinni, et nüüd on nii ja nüüd mõisakõislas lohiseb, seda rutem on vaja ennast tagasi võtta. Ja kui sul on need muutused suured, siis sa pead lihtsalt rohkem tööd tegema ja rohkem hakkama tagasi muutma. Et kindlasti number 1 võiks alustada sellest ülekaalust, kui on tekkinud ja see ei ole ka okei, et raseduste ja asjadega tekib mingid metsikud ülekilod tegelikult ja siis lihtsalt edasi vaadata, et mida sa siis nagu veel tahad tuunida. Et kindlasti ei ole mõtet võtta liiga suurt tükki ja hakata seal vaevlema, et oi, et minul on ikka nii ja minul juhtus see, et sellepärast ma nüüd näengi selline välja, see on nagu täiesti mõttetu, et lihtsalt hakata tegutsema. Ja seal meie raamatus on ka, me täpselt niimoodi selle ehitasimegi ülesse, et seal on 25 vähemalt erinevat sellist väga head asja, et võib alustada 1 või 2 ja siis integreerida nädalakaupa või kuukaupa mingeid uusi asju. Ja siis ühest hetkest su elu ongi muutunud lihtsalt nende sammude tulemusel. Nagu kõik need eneseabiõpikud räägivad, aga tegelikult ju nii see ongi. Mis need 3 kõige olulisemat asja võiks olla, mida oma igasse päeva integreerida? Ma arvan, et igapäevaselt võiks kindlasti võimelda hommikul, oma keha tööle panna, eriti selles Eesti niiskes ja sellises natuke raskes kliimas ja pimedas sügistalves. Et mina hästi pooldan lümfidrenaaži, et panna lümfisüsteem, mis on siis põhiline keha toksiinide väljutaja ja selline puhastaja. See panna hommikul tööle, lümf armastab liikumist, et öösel me oleme horisontaalses asendis ja ei liiguta lümfi, nii et hommikul tuleks kohe niimoodi nagu väristada, natukene võib-olla hüpata, patsutada oma keha. Seal meie raamatus me anname ka nagu konkreetsed tehnikad, midagi sellist teha, kas või 10-15 minutit, panna tööle diafragma, panna tööle sügav hingamine, midagi sellist teha ja see annab kohe hästi hea tuju.
et hommikul on hästi oluline see, et otsustada, et ma ärkan rõõmsalt ja mul tuleb ilus päev. Me loome ruumi ju tegelikult selleks päevaks. Minul võtavad need asjad mingi 5-10 minutit korraga, ma teen alati. See ei ole absoluutselt keeruline, et lihtsalt, et ma tean, kuhu ma lähen, kus on minu fookus, kuidas ma tahan ennast tunda, sest et tegelikult see kõik on fookus ja valik. See on üks asi, siis teine asi kindlasti oluline ka lastel jälgida ja üldse tervel perel on kehahoiak, et tegelikult peaksime me ikkagi istuma sirge selgrooga kindlasti, mitte jalg üle põlve, mitte niimoodi poolkööbakalt kuidagi ennast väiksemaks teha, et rind ette, abalud tagant kokku, et me saaksime normaalselt hingata, et meie süda oleks avatud, õlad taha, lõug paralleelne maaga, peanupp paralleelne laega, niimoodi liigume, et mitte ei ole mingisugust sellist kängusolekut. See on üks hästi oluline asi, sest siis liigub energia, meil on energiat teha asju, ja see on nüüd, näiteks topeltlõua puhul, see on faktor number 1 kehahoiak. Ei ole mõtet teha mingisuguseid keerulisi protseduure või isegi harjutusi, kui sa istud kogu aeg pool lööpas või. See on see nutikael. Vaata, tänapäeva inimesed on natukene kael ette, kuna pea on kogu aeg suunatud, pilk on alla peos olevale telefonile ja seal on hea võrdlus on isegi see, et kui me vaatame Facebooki logo, siis see ülemine ots on samamoodi nagu niimoodi alla, nagu konksuke alla, nagu meie pead, mis kogu aeg vahivad alla peos olevatesse telefonidesse. Jah, seda tuleb lihtsalt teadlikult muuta. Ja kolmas asi, ma soovitaksin kindlasti näoga ikkagi tegeleda, sellepärast, et samamoodi need koed vajuvad alla ja just, et meil on depressorlihased, mis tõmbavad nägu allapoole, siis meil on sellised tõstvad lifting-lihased, et mingi selline baasharjutuste kava igapäevaselt võib-olla 5 minutit endale selgeks teha, et lihtsalt hoida seda nägu harmoonilisena, ilusat näokuju ja lõdvestada, sest et näos üldse, kuna nägu on meil ka see esimene koht, kuhu emotsioon ja selline elu kukub, siis ongi need muserdatud näod ja väsinud ja mis iganeseks, et nägu oleks hea kogu aeg toniseerida. Ja see võib olla tõesti kokku 15 minutit päevas. Mille saab võtta ilusti telefonis rullimise arvelt. Just. Räägi natuke sellistest teistmoodi teemadest ka, mida võib-olla kõik ei tea, võib-olla teavad, osad võib-olla juba kasutavad, teised alles kuulevad, teipimine, kupud, siis on valgusteraapia. Teipimine on, see tuleb füsioteraapiast, näoteipimine on, ma arvan, et see eksisteerib alla 10 aasta, te tuli meieni jälle Aasiast, nagu tihti need tehnikad, ja see on üks selline hea laisa inimese vahend mingis mõttes, sellepärast, et me paneme need teibid peale, samamoodi teip, siis erinevad aplikatsioonid on, teip on hästi tehniline, et selles mõttes seda peab oskama. Meie raamatus on ka, ma panin sinna sisse paar teipimise skeemi, sellepärast, et teipimise puhul on oluline, seda peab õppima natuke. Ja siis me saame panna need teibid, mis siis lõdvestavad teatud lihaseid ja tõstavad teisi. Me paneme need peale ja nad töötavad meie eest, mis on super. Me saame teha seal hommikusööki perele või panna ööseks, kui me magame. Ja teipimine on selline vahend, millega saab tegelikult isegi näojooni muuta. Et seal saab tõesti väga palju teha ja teatud piirkondadel, nagu need igasugused põskedel on sellised tursevallid natukene ja silmade avamine ja tegelikult terve näolifting algabki laubast, lauba tõstmine, et kõiki selliseid asju saab väga, väga hästi teha teipimisega. Siis näokupud, see on ka üks super asi. Mina soovitan alati näokuppe, mis on klaasist, mida saab pesta ja kus me näeme täpselt, milline see vaakum on, sellepärast need silikon kupud on hästi tugevad, nad deformeeruvad ajas ja me tegelikult ei saa päris täpselt aru, mis me teeme natuke liiga tugevalt. Et tegelikult üldiselt see kuputamine on ka tehniline ja nii-öelda nagu natuke ohtlik, et paljud naised ütlevad kohe, et oi, et mina seda üldse ei taha teha. Tegelikult see näo kuputamine võiks olla umbes 10% vaakumiga hästi õrnalt ja ta lihtsalt tõstab natukene neid kudesid
me saame töötada kudedega ise kodus sügavuti ja see on selline vau-tulemuse arsenal, et mis võiks olla kohvris, kui me oleme mingil lennureisil või kui meid on kutsutud pulma, hommikul ärkame üles, on see day after brunch on ja kõigil on niisugune nägu, et siis võiks olla mingi mask ja kupud ja sa oled 20 minutiga täiesti megavärske. Kas seal on ka mingid sellised piirangud, sa ütlesid kuni 10%, et ei tohiks liiga kõvasti teha, muidu võib pigem kahju teha, võib-olla tihedus, et ma ei hakka mingi iga päev kuputan hommikust õhtuni ja teibin ja siis soovitud tulemust ei tulnud või kuidas nende doseerimistega on? Jah, seal on ka see tõesti, et erinevad tehnikad on super, sellepärast et loogiline, kued saavad erinevat sellist tööd, aga kindlasti jah, kupud on umbes kord nädalas, sellepärast, et kuppudega on oht muuta nägu kõhnemaks ja tegelikult me tahame, et meil oleks see baby face forever, me ei taha väga kõhna nägu. Ja teipimisega on niimoodi, et ka 2-3 korda nädalas, mitte kindlasti igapäevaselt saab teha harjutusi, sellepärast ongi harjutused head, et ma ärkan üles, mul on see padja nägu või et mul on mingi oluline üritus ja harjutusi ma saan teha alati. Et sellepärast ma alati soovitan ka harjutusi teha või niisugust nagu hästi baasmassaaži ja üldiselt, mis ma inimestele alati näen, on see, et käed on liiga tugevad, meil on see, et tahaks ära teha, nagu me süüa teeme või mingit tainast sõtkume või teeme aiatöid, et tahaks nagu, nüüd ma võtsin selle aja 15 minutit ja nüüd ma kohe tahaksin teha oma näo korda, et see ei toimi. Võib-olla seal tundub see, et mida tugevamalt sa teed, seda tõhusam see on, sest tegelikult inimene tahaks kohe ka imekreemi superseerumit. Ma sain selle kätte, panen kõige kangema, see teeb kohe korda, et me tahame sellist quick fixi, ülitõhusat, ülivõimsaid asju. Jah, et tegelikult mis toimib, on see jälle need mikromuutused, millega siis saab tegelikult näo täiesti muuta harmoonilisemaks. Mis on üks suur pluss eestlastel, on see, et meil tegelikult on väga ilusad näod, et meil ei ole vaja nagu ütleme, kellel seal on, isegi ninakuju saab muuta, saab teipidega muuta, saab muuta massaažiga ja meil ei ole üldiselt selliseid ninasid, mida sa kohe vaatad peale, et nüüd see vajab kindlasti operatsiooni. Et see on äge, see on suur pluss. Räägi natuke sellest valgusteraapiast ka, see on praegu väga moes, seal kindlasti innustan inimesi nagu uurima, et kus see toode tuleb, kas see on kvaliteetne, sest Temmust, AliExpressist, kust iganes tellitakse neid maske, mis on soodsamad kui poes, aga ega ma ei tea, kus need poegi inimesed neid tellivad, et ta ikkagi oleks see, mis midagi ka teeb, eks ju, mitte et sa käid mask peas ringi, punane valgus särab ja see võib-olla ei ole päris see, aga räägi natuke lähemalt sellest, et mis see on, kuidas see toimib, miks see on hea, mida selle puhul jälgida, kui inimene hakkab huvi tundma, tahab ka punast lampi näkku, et saada nooreks ja ilusaks? Jah, seal on erinevad valgused ja põhimõtteliselt ongi need sellised nii-öelda need odavad asjad ongi nagu need jõulukuuse tuled, et need tegelikult ei tee midagi. Peas, et nad kahju ei teeks. Ja nad võivad ka kahju teha, et ega me ei tea. See ongi see teema nende, ausalt öeldes sama teema on natukene nende Korea kreemidega, mis on ka, Prantsusmaal on nad hästi moes juba 10-20 aastat, et esiteks paljud asjad on tehtud Aasia tüpaažidele, Aasia nahkadele ja teiseks neil ei ole need samad nõuded ju, mis on Euroopas. Et ütleme, me seal impordime mingeid asju, sama asi on nende igasuguste seadmetega, kui nad kuskilt Aasiast tulevad, siis nad on lihtsalt kuidagi seda teinud. Ja sama asi on ka nende igasuguste asiaatide küünesalongidega, mida Eestis vist neid väga ei ole, aga Pariisis on neid iga nurga peal ja kui sa lähed tavalisse kohta, siis need prantsuse naised kohe ütlevad, et issa, mis lõht seal sees on ja ilmselgelt need tulevad kuskilt Hiinast, need küünelakid, et sa paned otse jälle oma nahale, oma kudedele, sulle lähevad need vereringesse, et selliseid asju peab ikkagi mõtlema, seal on see vastutuse koht. Eriti, kuna täna on, kogu aeg on olnud, aga igasugused vähid asjad on ju, et need ju kuskilt ka arenevad ja tulevad ja toituvad. Nende valguste osas, seal peab vaatama, et valguse laine pikkus oleks hästi täpne, seda saab tootjalt küsida. Seal on nagu, et täpne infrapunane, täpne punane valgus, et seal on, see peab olema hästi täpne ja tootjal peab olema sertifikaat selle kohta, et mis laine pikkused seal sees on. Loomulikult on parem, kui toode on kokku pandud Euroopas.
siis on nagu parem jälgida, mis toimub. Nende LED-maskidega, mis on hästi moes, see on nagu mingi mega teema, see tundub nagu väga lahe, aga seal on see, et seal on need üksikud lambid sees ja see valgus ei ole eksponentsiaalne, see tähendab, et ta mõjub ainult siis sellel kohal, kus see lamp on, et see ei ole niimoodi, et ta mõjub sul tervele näole. Ja teine asi on see, et kuna see lamp on siis nagu nii lähedal nahale, siis ta võib teda natukene ikkagi liiga stimuleerida ja üle soojendada ja tekitada pigmendilaike. Ja pigmendilaik alati ei ole otseselt nahal nähtav, aga ta on seal sees juba nagu nii-öelda küpseb, et välja tulla. Et tegelikult neid maskid ei ole head, see pulk on nagu parem, et sa saad täpselt doseerida ja panna siis kuhu sa tahad. Jah, tegelikult ma ise kasutan ka valgusteraapiat oma töös ja enda näol ka ja näiteks need silmaümbruse igasugused pisikesed kortsud asjad, ma teen seda päris tihti. Ja, kui tihti? Alguses tegin kuurina mingi 20 päeva, aga nüüd teen mingi paar korda nädalas. Aga üldiselt, kui mulle meeldib see, et kui mul on see padja nägu, näiteks eile ma läksin magama kell 1, tulin lennukis, sõin seal veel mingisugust, ma ei tea, magusat asja, et siis on vaja seda rehabi teha hommikul ja vaat siis minul on selleks 5 varianti, ma vaatan, mis ma täpselt see hommik teen. Mis sul on need 5 varianti? Mul on ühed silmamaskid, siis ma masseerin, teen harjutusi, silmamassaaž ja nende luude avamine, mida ma oskan teha. Siis on mul Eestis valmistatud vaba brändi LED-pulk punase valgusega ja infrapunaga, mida ma ka mõnikord silmaümbrusele lasen hommikul. Ja siis ma tavaliselt võimlen kehale ka, sest et see annab kohe tulemuse näos. Ja viimasel ajal olen hakanud ka päkkasid jalgu masseerima natuke ja see annab ka kohe tulemuse näos. See on siis seotud ikkagi lümfidega, eks, et turse hakkab alanema, kui keha läheb liikuma. Jah, ja jalad aldades on ju Hiina meditsiini ja kõige järgi kõik need organid ja punktid ja ma stimuleerin need ära ja teen sellised kerged jalad ja siis mul tegelikult terve nägu juba ise liftib. Ja siis pärast natuke tuunin neid piirkondi, mis on minu problemaatilised. Aga jääkuubikud? Jääkuubikud on natukene liiga agressiivsed. Et pigem panna need, üks nipp on panna kosmeetilised vatid lilleveega, mingi botaanilise vedelikuga sügavkülma ja siis neid kasutades, et siis on see vati kangas seal vahel. Jää ise üksinda on selline, nagu jää on, ta on tegelikult päris karm materjal. Seal peaks olema mingi kangas nagu vahel. Mingi pehmendaja. Pehmendaja. Sa oled rääkinud sellest, et Põhjamaade naistel esineb tihtipeale turse keha. Mida see tähendab? Jah, Vene klassifikatsiooni järgi on meil 5 vananemistüüpi. See on täiesti geniaalne klassifikatsioon 70-ndatest, mis väga hästi toimib. Ja üks nendest tüpaažidest on deformatiivne, mis siis tähendab, et need on need kõige ilusamad naised nooruses, hästi ilusad, tihti ka blondiinid või sellised heledapäised, heledasilmsed, kes siis vanusega nii-öelda nagu paisuvad. Nii et me ei tunne isegi ära nagu tihti seda inimest. Päris palju on igasugused kuulsad blondid näitlejad ja asjad, ma arvan, et kõigil tuleb praegu keegi ette, kes on niimoodi muutunud ajas ja seal on see, et lümfisüsteem on selline hellake, teda peab pidevalt stimuleerima ja on turse tekkimise oht, mis tähendab, et see turse siis nagu keha läheb paiste, ta paisutab ja need tunnused on mõnel on rasked jalad, aga minul näiteks ei ole. Mul pigem läheb see turse näkku. Ta võib minna sinna, kuhu ta läheb. Et need, kellel on lennureisidel ja rasked jalad ja seal on kohe näha, et on see turse teema, siis kui on nägu paistes, kui on silmaalused paistes, kui on see selline suur kõikumine, kui sa tunned ennast raskena, kõik need inimesed, kes vinguvad, et suvel on liiga palav, kui on 25 kraadi või kes higistavad liiga palju, et tavaliselt seal on see turse on juba üleval. Mida siis teha? Lümfidrenaaži pidevalt, et lümfiga ongi see, et nagu ma enne ütlesin, et kui me öösel magame, lümfil ei ole pumpa, nagu on süda-vereringel. Ja tegelikult vereringe ja lümfiringe, nad on kehas hästi omavahel
nad vahetavad pidevalt vedelikku, nii et nad on omavahel hästi seotud ja kuna lümfil ei ole pumpe, siis me peame pidevalt seda stimuleerima. Kuidas me saame stimuleerida? Üks asi on see keedetud sooja vee joomine, et tegelikult võiks sellise kehatüübiga inimene võiks juua ainult keedetud vett, mis on keemilises koostises kergem. See tähendab, et see vesi lükkabki selle seisva vedelikku, mis sinna lümfisoontesse on kogunud rakkude vahelisse ruumi ja ta saab eemalduda, et see on selline detox vedelik. Tihti öeldakse, et see on surnud vesi, et seda ei ole hea juua, aga see ongi selline detox vesi, et tegelikult seda päris vedelikku, mida meil on vaja, me saame pigem juurviljadest ja puuviljadest. Ja siis on hea lümfile alati käimine, aga jälle ta ei tee kõige paremad on spetsiifilised harjutused, kõik need patsutamised ja väristamised ja siuksed asjad, sest et käimine on hea, aga paljud käivad palju ja on ikkagi sellised natuke potsakad, olgem ausad. Ja siis arvestada sellega, et see teema on enne magama minekut võib-olla vältida mingit väga kuuma sauna, sooja duši, võib-olla ka vedelike joomist, hilissöömist, kõike selliseid asju. Et ise oma keha tunda ja siis vaadata, et millal see turse tekib ja optimeerida. Sa ütlesid, et 5 vananemistüüpi, esimene on see deformatiivne ehk see sama, millest me rääkisime, selline tursekeha, millised need ülejäänud 4 on? Teine on väsinud tüüp. Need on need õnnelikud naised, kes eriti ei muutu ajas. Tihti Vahemeremaade naised, Prantsuse naised on tihti sellised itaallased. Need on need, kes ei paisu, kes lihtsalt on natukene silmanurgad mõnikord vajuvad alla, suunurgad vajuvad natukene alla, aga nad üldiselt ajas eriti ei muutu. Ja edasi on väikese kortsuline tüüp. Need on need, kellel tekivad palju pisikesi kortse, need on tihti hästi saledad naised, kellel ei ole eriti rasva, ütleme niisugused baleriini tüüpi ja kõik sellised modelli tüüpi ja kui on hästi palju need pisikesi kortse. Ja siis on lihaseline tüüp. Lihaseline tüüp on enamus mehi, kõik siuksed, märuli kangelased ja muidu, et kellel see lihas läheb hästi ja osad naised, ka näiteks Cindy Crawford on muskulaarne tüüp ja ta väga hästi juhib seda, sellepärast, et ta ei ole niimoodi, et nendel võib minna nägu täiesti klompi. Aga üldiselt Euroopas ei ole eriti seda lihaselist tüüpi. Ja siis sealt edasi tuleb eakas tüüp, kes on siis 70+. See tähendab, et neil on kõikide tüüpide vananemistunnused. Ja siis üks huvitav asi on see, et need vananemistüübid võivad omavahel kombineeruda ja siis me saame mõlema tüübi need keerulised omadused, et näiteks Eestis on meil palju, mul endal on ka see tüüp, on palju väikese kortsuline pluss deformatiivne, nii et sul on see turse juhtida üleval ja siis sul on need väikesed kortsud ka veel. et lihtsalt nii on. Aga räägime natuke kortsudest ka, et kortsudega ju meil on sellised suured hirmud, kortsuline nägu ja kortsud, see on vananemise sümbol, et inimene tema parim enne tähtaeg läheneb, on ju palju räägitud sellest, et keskeas naised muutuvad nähtamatuks, et nad ei ole enam nii atraktiivsed, neid ei panda justkui tähele ja arvestata nendega enam, et kui sa hakkad juba kortsulisemaks jääma, siis on oht, et sa hakkad vaikselt nähtamatumaks muutuma, ehkki sa muutud just nähtavamaks, eriti ise endale oled seal peeglis, vaatad, muudkui stressad appi. Mis teema selle kortsu hirmuga ja kortsudega on? Mida nende kortsudega teha? Kas nendega üldse peab midagi tegema? Kas kuidagi on võimalik nii, et hooldad kortsu põhja, samal ajal teed endas rahu sellega, et inimene küpsebki ja see keha muutubki eakaks saades? Jah, ma tegelikult arvan, et tänapäeval ei pea otseselt neid kortse üldse tekkima. Mul on endal selline tunne ja ma tunnen ka päris palju 50+ naisi, kellel tegelikult ei ole üldse. Et see eeldab ka seda, et sa hoiad seda kudet kogu aeg hästi elusana, et sa masseerid ja teed harjutusi, kindlasti 50+ vanuses näiteks, see eeldab mingit tegutsemist. Ja siis, et sa toidad ja niisutad nahka, et sa kasutad ikkagi kreeme regulaarselt. See on Eestis ka üks asi, mis ma olen märganud, et neid kortse tõesti on päris palju. Ja kuidagi ruttu tulevad need kortsud, et ma arvan, et siin on selline igapäevase hooldamise teema.
ja noh, loomulikult ka see, mida sa sööd, on ju, et kui on palju suhkrut ja vähe, ütleme, head valku, kõik, mida soovitatakse, need igasugused kodus tehtud kondipuljongid ja see on ideaalne toit, et hoida omal seda babyface'i. Tegelikult ei pea see nii olema ja minu arust olenevalt, noh, ütleme ühiskonnast ja meestest ja kõikidest sellistest asjadest, Eestis võib-olla on kohati see asi ikkagi suhteliselt selline arhailine, aga noh, näiteks Prantsuse mees või Pariisi mees ma võin kindlasti öelda, et üldiselt neile meeldib olla koos pigem oma vanuste naistega või noh, natukene võib-olla noorematega, aga kindlasti mitte 10, 15, 20 aastat noorematega. Ja seal on lihtsalt see võib-olla see viljaka ja laste saamise teema mõnikord mõnel inimesel. Ma arvan, et see ei pea üldse nii olema, et praegu on ju see uus naiste ajastu, et tegelikult on näha, et naised on nagu empowered. Jah, väestatud. Väestatud, jah. Oma raamatus Ilu pole number on teil üks selline pealkiri, et kas igavene saledus on võimalik? Kas on? Palun räägi meile kaunist kehast, sest et keha on ju meie hingetempel. Jah, kehaga ongi see, et samamoodi tuleb hoida oma seda normkaalu ja kui ta hakkab kõikuma, siis tuleb nii-öelda julmalt tagasi minna sinna, kus sa tegelikult tead, et on sinu see õige kaal. Ma arvan, et see on see võti ja noh, minu jaoks see on igapäevane võimlemine ja lümfidrenaaž ja liikumine ja mingid sellised asjad ja loomulikult kõige toitumine, et selles mõttes jälle need söögikorrad, selline keskeas naine, et ta sööb 2-3 korda päevas ja that's it, see on kõik, on ju. Et ei ole mingit sellist vohmimist ja et nüüd on sünnipäev ja nüüd on, ma ei tea, kolleegi mingi pidu ja jälle on tort ja ühesõnaga, et standardid ja reeglid. Ehk siis üks kurja juur on kindlasti suhkur, maiustamine, nii-öelda tühjad kalorid, kõik see saiakesed. Ja just see, et naistel on palju söögikordi, kus ei ole valku, et tegelikult igal söögikorral peaks olema kindlasti valk. Minu üks suur nipp on, noh, mis on ka tegelikult klassika, aga tänapäeval kaob see täiesti ära, et mina söön ühte valku ühe söögikorra ajal. Et ma ei söö näiteks, kui ma söön muna, siis ma söön muna ja aedvilju ja natukene võib-olla mingit teravilja või noh, mingi väike leivaviil, hapu sai kõrvale. Siuke hästi maitsev asi, aga ma ei söö niimoodi, et ma söön näiteks muna ja lõhet. Et ma hakkan, sest et noh, tegelikult ajurveeda järgi ja muna ei sobi kokku üldse kalaga, on ju. Et meie need brunchid ja mingisugused siuksed need hästi maitsvad igasugused moodsad restoranid, need eriti Eestis, Prantsusmaal ka natukene, aga seal on ikkagi see gastronoomia ja reeglid on paigas. Et Eesti restoranid tihti ei arvesta sellega, kuidas üks eine võiks olla üles ehitatud. Ja siis on hea jälgida taldriku reeglit, võite vaadata kohe taldriku reegel, kohe tuleb Google'ist ette, mis see tähendab, et pool einest on siis juurviljad ja natukene juurviljad, ütleme puuviljad, aga põhiliselt juurviljad. 1/4 on valku ja 1/4 on siis teravili või kartul või noh, mida sa siis tahad sellist, mingit siukest süsivesikut, jah. Jah, ütleme, et ma arvan, et peaks panema reeglid paika ja siis tegelikult on päris lihtne. Kas tselluliidikreemist on abi või on see lihtsalt üks ilutööstuse haip, mis mängib mugavuse ja usu peale ja millel on võimalik jälle müüa ühte toodet? No tselluliidiga on ka, et seal on, siis on juba tekkinud see ülekaal ja siis ta nii-öelda vohmib ja ajab juba kuskilt tõsiselt välja, et seal on see turse ja lümfi teema väga tugev. Pigem tselluliidiga ma ütleks, et lümfidrenaaž, kuivharjamine, et kuivharjates on nahk ilus, mingi väga hea kehakreem või võie, noh, mis on lihtsalt selline, mis hoiab koed hästi elastsena. Mul just on üks ülekaaluline klient, kes ei saa oma kaalu alla, muidu ta on teinud hästi palju muutusi oma elus, aga tal on mingi puliimia ja noh, ühesõnaga erinevad teemad. Ja siis tema nii armsalt räägib alati, et noh, et riietusruumis ja ka, et kõik naised mulle ütlevad, et issand, kui ilus keha sul on, tal on see nahk, tal on päris suur ülekaal, 20 kilo, aga nahk on hästi ilus, sellepärast, et ta paralleelselt tegeleb ja ta hoiab oma nahka ilusana, et noh, sellel hetkel, kui ta siis ükskord need kilod alla võtab, ta kogu aeg tegeleb ja noh, nagu ikkagi üritab seda teha ja ma olen täiesti kindel, et ta teeb ära, siis ta samal ajal hoiab seda, see on ka hästi tark.
et sa ei lase nagu noh, et okei, et mul on nüüd ülekaal, aga et ma lasen kõik ülejäänud ka vabalangemisse, ei noh, et selles mõttes alati on hea teha seda, milleks sa hetkel ikkagi võimeline oled ja natuke rohkem. Päike juba paistab, kevad on kohe käes, varsti on suvi, päike on nii oluline meie tervisele, samas on päevitamisega ka suured hirmud ja näiteks vaadates kuskil puhkusereisil lõunamaades keskpäeval karmi UV-ga lauspäikese käes ennast peaaegu tumelillaks grillinud eurooplasi, siis ma ausalt öeldes ei imesta, et päikese ohtlikkuse eest hoiatatakse. Aga kuidas nautida päikest tervislikult? Päike on naha, ütleme, vaenlane number 1, seda peab ikkagi teadma ja seal tekivad sellised kahjustused, mida on päris raske tagasi pöörata, et jälle tegelikult saab, aga siis on hästi palju jälle tööd ja üks asi ka, mis ma olen vaadanud, et nägu, aga dekoltee ka, kui me vaatame neid Itaalia ja Prantsuse naisi mingis vanuses, see on nagu nad oleksid tõesti tulekahju üle elanud. Et see on päris triki. Mina olen, ma kasutan loomulikult päikesekreeme ka suhteliselt tihti, mitte kogu aeg, et kindlasti sellist tervisliku, loodusliku, mineraalse filtriga kreemi. Mis vahe on siis selle mineraalsel ja keemilisel filtril, et mineraalne filter teeb nahale sellise kaitseekraani ja kaitseb siis niimoodi nagu üldiselt, aga keemiline filter võtab need päikesekiired naha sisse, muundab neid ja nad lähevad sügavatesse kihtidesse ja siis nii-öelda kaitseb. Ja pluss see on kahjulik meie meredele ja ookeanidele, et ütleme, et minu arust see keemiline, traditsiooniline päikesekreem täna see on täiesti has been, et mineraalse filtriga tooteid on päris palju, aga üldiselt, mis kõige paremini kaitseb, on alati katmine. Et ütleme pikkade varrukatega riided, mina üldiselt avara dekolteega asju kuuma päikese käes eriti ei kanna, sellepärast, et dekoltee on ka hästi õrna nahaga, et pigem ikkagi mingisugune kinnine, nokamütsid, kübarad, nokamüts tegelikult kaitseb ka natukene halvemini kui ikkagi kübar ja siis vältida neid keskpäevaseid, et ärkad hommikul vara üles, käid ujumas ära ja keskpäeval ei ole päikese käes, et ega seal midagi muud ei olegi. Seal on, ütleme, et selle päikesega peaks olema suhteliselt valiv. Ja pigmendilaigud on üldse üks kõige keerulisemaid nahaprobleeme, et seal hakkavad need melantoniin, mis siis annab meie nahale värvi, need melantoniini rakud hakkavad mängima erinevate nahakihtide vahel ja niimoodi ringi hüppama ja põhimõtteliselt me ei suuda neid üldse nagu juhtida. Ja ega need plekid on päris siuksed, mitte väga esteetilised ka, et ma arvan, et mõistlikum on vältida. Ja üldiselt Eestis, mida ma olen soovitanud ka, kuna Eestis ei ole see päike nii hull, et ütleme, kui inimene päev läbi väljas ei ole, siis mina näiteks ei soovita aastaringselt mingit päikesekreemi kasutada, aga see on jälle individuaalne ja eks me näeme, kõige olulisem on olla hetkes ja vaadata, mis toimub, et kui sa näed, et ikkagi sa reageerid arvasti, sul juba nagu midagi hakkab tekkima, mingi imelik asi, siis tuleb kohe reageerida. Aga kui sa näed, et sinu nahk kannatab väga hästi, sul on väga hea näohooldus, seal on mingi aprillikuu või ma ei tea, september-oktoober, siis mis seal ikka? Omalt poolt soovitaks, et kui te olete reisil kuskil kuuma päikese all, kuskil mere ääres, mõnusates puhkuse paikades, et ikkagi jälgida kohalikku UV-kiirguse mõju. Tänapäeval on igasugused äpid ilma teadetest, kohalikest, mis iganes vahenditest saab jälgida seda, et see, kui drastiline, kuidas ta on seal kella 12, vahel ka 11 juba 3, ta on täiesti punases. Et lihtsalt olla teadlik, et oma nahka ja tervist mitte kahjustada, sest et niikuinii saab selle päikese, niikuinii saab selle päevituse, aga lihtsalt tervislikumalt ja Eestis ka suvel tegelikult ikkagi vaadata, et kui see keskpäeval läheb nagu väga-väga kõrgeks, et võib-olla sel ajal lihtsalt siis mitte nagu grillida ennast. Seal on alati see, et mida sa saad ja mida sa kaotad. Et kas sa saad tõesti selle mingi kuuajase päevituse, et et ma olen lahe ja ma käisin puhkusel, või siis sa tõesti ehitad oma nahka üles ja hoiad ja ma olen nii palju näinud 40+, 50+ naisi, kes ei ole praktiliselt kunagi päevitanud Prantsusmaal ja see on nii ilus.
ja meie ikkagi oleme väga heledad, et noh, lihtsalt nii on, tuleb arvestada sellega. Inimese ilu ei ole ju pelgalt väline vorm ja sellega seonduv, ehkki sellel on meie tänapäevases ilu mõistmises paratamatult väga suur roll, aga ilus inimene on ju see, kes on sisemiselt rahul ja rõõmus ja see seisund särab siis väljapoole, naeratav inimene on ilus ja õnnelik inimene on ilus. Millised on sinu jaoks need kõige olulisemad sisemaailma teemad, millega sa tegeled, et olla rahus, olla lõdvestunud, särav, heas enesetundes, mitte stressis, murekorma all, muserdatud, väsinud, vaid olla õnnelik ja rahus ja mis peamine, iseendaga rahul? Mina praktiseerin päris palju spirituaalseid praktikaid, ütleme ajas järjest rohkem, et ma kindlasti võtan selliseid hetki päeva jooksul, kus ma tulen keskmesse, kus ma rahunen ja ma näen, kuidas iseendaga hea olemine loob mulle väga kiiresti muud tulemused. Et selles mõttes ma ei vehmerda ja ma ei tegele mingisuguse ülemõtlemisega ja ma suudan olla niimoodi, et mul ei olegi mõtteid. Ja näiteks, kui mul on seal partner või pereliige kõrval keegi nagu soojendab seal, ma tunnen seda energeetiliselt kohe ja ma suudan üldiselt nemad ka maha rahustada. Ja ma räägin neile ka rahulikult, et ei ole mõtet ennast niimoodi üles kütta. Ja see on ka üks asi, mis kindlasti vanandab. See, et kogu aeg on aktiivsus, tekitab pingeid kehas, tekitab happelisust, kõike, mõtete täiesti. Aga selleks peab võtma neid hetki ja ma soovitan alati eriti hommikul ja õhtul siis nagu häälestada ennast, et häälestada ennast rahulikuks uneks õhtul, teha taotlusi ja hommikul häälestada ennast ilusaks päevaks. Ja siis miks mitte teha ka mõni harjutus või selline füüsiline praktika. Ja kindlasti jah, et tegelikult see välimus, mis meil on, see ju peegeldabki seda, mis meie sees on. Et see on üks ühele. Selles mõttes ei olegi mõtet midagi vinguda, et midagi ei ole nii, nagu me tahame, et siis lihtsalt tuleb teistmoodi luua. Mul meenusid praegu mingid sellised Insta, TikToki totsid, kes, ma ei mõtle kedagi konkreetselt, vaid noh, sa näed ju üle kogu maailma, kes on nagu kihtide viisi mingit layering, erinevaid meike, hullult igasugu vidinaid, pudinaid külge, noh niimoodi, et lõpuks on nagu mingi äge filterdatud nukuke, kus sa näed tema sisemus seal, kuskilt ei paista selle välise vormi kujundamise tagant välja, kas ta on sisemiselt rõõmus, rahul, õnnelik, kurb, muserdatud, et see vorm võib nii hästi ära petta. Aga kui sa energiat loed, tegelikult me kõik loeme energiat ja me tunneme, noh, kas sa arvad, et ta on õnnelik või kas sa nagu tunnetad seda õnne või sära, tegelikult tihti ongi see siis see, nagu see kest, see on tema see väljendus, aga seal ikkagi tihti nagu, noh, sisu ei olegi või noh, ei ole nagu, ütleme, et ta panebki kogu mahvi ja kogu auru sellele välisele, et ta ei arendagi seda sügavust ja sisemust. Ta paneb nagu kõik panebki välja. See on ka selline valiku küsimus. Mõnikord sa kuulad ka selliseid inimesi. Jälle eile lennukis ma kuulasin eesti keeles selliseid inimesi ja siis see vestluse sisu on ka selline, et ma ei tea, et siis käisime seal ja siis oli see ja siis seal oli selline hotell, nagu äge on ju, aga ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma näiteks igapäevaselt suhtleksin selliste inimestega või et minu elus oleks nagu sellised teemad. Ikkagi jah, tahad nagu kuidagi mõtestada, aru saada, endast aru saada, näha seda, mis mind praegu kõige rohkem paelub, on see näha seda potentsiaali ja kuidas sa ise, kogeda ennast loojana, kuidas sa ise lood oma elu. Et see on nagu äge, et umbes tuli uus puderkreem välja ja nüüd ma kohe õhtul tormen, ma ei tea, mingist hetkest see muutub nagu täiesti mõttetuks kõik. Stressi mõjust meie tervisele on õnneks aina enam rääkima hakatud. Te raamatus kirjutate ka sellest, võib-olla tee väike ülevaade, et mida stress meiega teeb ja kuidas ennast stressist vabastada, siis nii sisemisel kui välimisel tasandil, sest et see on ka üks põhjus, miks inimesed on pinges, näod on pinges, keha on kühmus, me oleme väsinud, eks kõik see on ju tegelikult mingid pinged, stress, võimetus ennast nagu kuidagi vabastada sellest koormast.
Noh, see on ka mingid sellised mustrid, et me oleme harjunud, et noh, et nüüd mul on see tööperiood või nüüd on talv ja siis ma olen väsinud ja stressis ja nii edasi. Mina soovitan vabastada väsimust põhimõtteliselt emotsioonide vabastamise tehnikaga mööda selgroogu alt ülesse, lihtsalt hingad välja seda väsimust, otsustada, et noh, et ma ei ole enam väsinud. Kõigepealt lõdvestad täielikult oma keha, võib teha sellist tehnikat, et sa kukud sooja vanni, ja siis sa lihtsalt vabastad seda väsimust oma taotlusega. Kogu aeg proovid olla lõdvestunud ja noh, see eeldabki seda, et sa leiad need asjad, esiteks sa leiad oma elus üles selle, istud iseendaga, leiad üles, mis teeb sulle rõõmu. Kui sa tahad käia kuskil mingit tennist mängimas või jooksmas või ujumas või raamatut lugeda või mis iganes, ja siis kindlasti, mis annab kõige paremat tulemusi, on see, et sa tegeled nii oma energia ja siis ütleme selle mentaalse osaga ja lõdvestumisega kui ka siis mingite füüsiliste tehnikatega. Et lihtsalt tõstad oma standardid, kohandad oma elustiili ja vaatad siis, et kus see stress tekib, hakkad nii-öelda jälgima, et mis toimub, miks ma niimoodi mõtlen, miks ma niimoodi tunnen. Tihti need tunded ja kõik see asjad, need hinnangud, mis me ise anname, need tegelikult kukuvad ära ühest hetkest, kui me lihtsalt laseme nii-öelda vaba langemisse need asjad. Ma arvan, et tegelikult see on ka natukene üle nagu haibitud. Et ütleme, et kui me sellest mullist välja tuleme, siis me tegelikult näeme, et oi, et aga päike tõusis ja ilm on ilus ja ma joon hommikul kohvi ja lähen tööle ja kõik on okei. Mulle kohati nagu tundub, et see on natukene selline noh, see sotsiaalne selline norm nii-öelda, et noh, et me peame olema nagu pinges ja stressis ja tegelikult ei pea ju. Naiste meelerahu üheks suureks mõõtajaks on ka hormoonid. Kas ja kui teadlikult sina enda puhul seda hormonaalset tasakaalu jälgid? Kas sa tegeled kuidagi selle teemaga? Ja hormoonide puhul ma arvan, mis ma ise olen näinud, kuna ma olen selline töökas ja natukene selline ka rööprähkleja mingis mõttes, siis minul on oluline, et mul see kortisooli tase õhtul alla langeb, enne kui ma magama lähen. Et ma saan hästi rahulikult magada, selleks ma mõnikord teen, ma ei ole nagu mingi mega korralik, et tihti ma söön võib-olla õhtust suhteliselt hilja, nagu Prantsusmaal on selline traditsiooniline kodus, siis, aga ma teen näiteks yin-joogat või mingit harjutust või jooganiidrat, mis on ka selline natuke meditatiivne praktika, et mis mind lõdvestab enne magama minekut, et ma kontrollin selle ära, et mul oleks korralik keskkond magamiseks. Üks asi, mida ma õppisin 10 aastat tagasi, on see, et menstruatsioon on naisele kõige olulisem asi kuus, mis tal nii-öelda on. Noh, kui tal on sellises eas, et tal on menstruatsioon ja seda tuleb jälgida, et see toimuks nii-öelda tervislikult ja normaalselt, et seal ei oleks mingid anomaaliad, et ei oleks seda PMS-i, mingisugused paistetused, tursed, isud, tujukõikumis, siis kuidas see verejooks on, kõik sellised asjad, et seda ma ka jälgin, et see oleks korras ja kui ei ole, siis ma vaatan, mis seal tuleks kohandada. Et noh, tihti see on ka mingid, saab võtta toidulisandeid, saab kohandada toiduga kohandamine on see, et üks asi, mis hästi mõjutab ja mida ma olen näinud endale oma klientidel on ikkagi kohvi joomine. Et kui kohv ära võtta, kui kohv ei sobi ja mulle tundub, et meie selle turse kehatüübile väga hästi ei sobi sellises viljakas eas naistele, siis vaadata, et palju tarbida, kas ma saan tarbida võib-olla selle menstruaaltsükli, sellel menstruatsiooni nädalal kohv välja jätta ja üldse niimoodi kergemalt süüa, rohkem mingit püreesuppe, korralikumalt süüa, võib-olla jätta välja gluteen ja need piimatooted näiteks, et vaadata, kuidas see individuaalne selline reaktsioon on, aga kindlasti mitte jälle jätta seda mõisaga ööslas lohiseb, et noh, minul on nii ja pluss jälle on igasugused artiklid, et noh, et siuksed sümptomid ja see on okei ja mul ei ole olnud vist ühtegi eraklienti, kellel ei ole olnud menstruaaltsükli häireid, kas või natukene, et see on hästi suur teema täna. Ja see ei ole selline asi, mida võiks jätta. Sellega peaks tegelema.
Tõmbame nüüd pilgu indiviidi tasandilt laiemale inimkonna tasandile. Tahaks natukene teada seda, et millisena sina näed meie tänast maailma, et sa oled selline rahvusvaheline tegelane, Pariis ja Dubai ja Ateena ja Eesti ja veel kohad, kus sa kas oled elanud või praegu käid tihedamalt. Sa näed, milline on maailm, eks ju, milline on see inimkond, meie tsivilisatsioon, kus me omadega oleme, mis sind tänase maailma juures vaimustab, mis hirmutab, mis annab lootust? Mis mind vaimustab kõige rohkem, on need igasugused uued algatused ja kontseptid ja asjad, mis sünnivad põhimõtteliselt igapäevaselt kogu aeg. Mulle hästi meeldib käia, ma olen terve elu käinud väga palju restoranides ja väga palju ka siukestes mega maailma tasemel restoranides näiteks ja ma olen päris, ma ise ei ole väga suur toiduvalmistaja, aga ma oskan väga hästi hinnata toitu ja ma söön väga hästi, ise ka vaatan nagu, mida ma söön ja mida ma teen. Et mulle õudselt meeldib käia igasugustes vegan kohtades, mul on Pariisis oma kohad ja Dubais ka ja Eestis ka tegelikult, et kus ma käin ja see on nii äge seal vaadata, eriti Pariis mul tuleb hästi eredalt, millised need inimesed välja näevad, kes siis seal öelda igapäevaselt söövad, nad on täiesti nagu Tarzan ja Jane põhimõtteliselt, et selles mõttes hästi ilus nahk, hästi ilusad hambad, hästi ilusad juuksed, et see on see, mis mind täna paelub nagu megalt ja samamoodi need igasugused ilutehnikad ja näotehnikad ja mida ma siis ise teen, et kuidagi selline, mina olen küll kindel, et ma arvan, et me oleme väga-väga lähedal sellele igavese nooruse avastamisele. Et need epigeneetika, kõik need moodsad kliinikud, kus me saame tegeleda preventatiivse meditsiiniga suhteliselt hästi tervislikult tegelikult. See on see, mis mind nagu draivib. Ja mina arvan, et inimkond ei lähe kuhugi mingisse halba suunda. Et selles mõttes ma arvan pigem, et me ikkagi nagu, et tuleb see uus valgusäästu. Mina olen seda nii, aga ma muidugi ka pööran oma pilgu sinna. Ma tarbin seda osa. Ma valin. Tuleviku mõttes ilu vallas on ju veel kõikvõimalikud potentsiaalid, mis on seotud tehisintellektiga, siis kõikvõimalikud helivõnked, vibratsioonid, et mul on hea meel näha, et igasugune helivibratsiooniline kas teraapia või tervendus on jälle kuidagi pilti tulnud ja uuritakse seda nii-öelda tänapäevaselt teaduslike meetodite ja pilkudega, siis igasugused mingid spetskiired, valgusteraapia me just rääksime, siis on juba räägitakse nanorobotitest, eks ju. Läheb sinna, teeb seda, pikendab telomeere, tõmbab koed sirgeks terveks. Sa oled jälle ilus, noor ja särav ja sa just ütlesid, et see pikaealisuse longevity või siis selline regeneratiivne meditsiin ja kõik sellega seonduvaks. Mis sa arvad, kuidas nagu seal vallas see ilu ja tervise, wellness ehk heaolu arengud on? Kas sa näed juba mingit asju, mingit märksõnu, mingit teemasid, mida võiks tähele panna, mis saavad järgmise 10 aasta jooksul suureks? Mis sul on oma valdkonnas silma hakanud sellist väga innovaatilist? Ma arvan, mina olen rohkem looduslikkuse pooldaja, sellepärast, et esiteks inimene on nii võimas, meil on praegu need energiaväljad nii võimsad, et põhimõtteliselt sa paned lihtsalt käe peale ja kui sa oled seda endas avanud ja lihtsalt, minul on viimasel ajal niimoodi näiteks, et ma võin noorendada inimest füüsiliselt 10 aastat mingi 40 minutiga, kui tal on hea materjal ja ma saan temaga kontakti. Et selle AI-ga ja tehis nendega on alati see teema, et nad tulevad sellest mõttetasandilt, nad on nagu nii-öelda leiutatud, aga seal ei tule see jumalik sisse. Nii et mõnikord aga ma pigem ei lähe selles see ei ole nagu minu suund. Aga ma arvan, et need asjad toimivad küll ja need masinad ja igasugused asjad. Ja samas, mis mulle veel tundub, on see, et täna inimesed ikkagi väga paljud elavad üksinda või neil on mingi arvutitöö või niimoodi, et hästi palju ikkagi vajatakse seda human touchi. Et ütleme, et mina näen seda, ma olen juba seda 5 või 10 aastat jälginud, et mina arvan, et lähiaastatel juuksurid, kosmeetikud niimoodi, see muutub tippspetsialistiks, sest et sul on keegi inimene, kellega sa saad füüsiliselt kokku, kes naeratab sulle, kes tegeleb sinuga reaalselt, sa saad oma arvutimaailmast korraks tulla alla, korraks tulla välja ja ma arvan, et see inimkontakt läheb järjest rohkem hinda.
et mina vaatan pigem seda, mis on huvitav, mis on nagu äge, on see, et diagnostika on muutunud hästi heaks, et meditsiini osas meditsiin mind ka hästi paelub ja mul on olnud lähisugulasi väga häid arste ja niimoodi, et see on ka üks teema, mis on äge. Et ma arvan, et see läheb ka sinna suunas, et tegelikult me hakkame oskama järjest rohkem asju ise teha, ise kas siis endale, oma perele, lähedastele, et me saame varsti tellida, juba praegu saame tellida kõik need analüüsid ja tegelikult me saame juba neid ise lugeda. Et mina näen nagu, et need robotid ja asjad aitavad meid, aga et inimene, ütleme, ikkagi ise teeb. Et see final touch, see jumalik osa on ikkagi tuleb läbi inimeste omavahelises suhtluses. Et selles mõttes mina üldse ma ei ole veel hakanud AI-d kasutama ka, et ma ei näe, et see oleks mingi selline ohtlik asi, et mis nagu, seal on kindlasti oht ära kaduda. Aga ma arvan, et me saame kasutada seda nii-öelda oma selle tiimmemberina või tööjõuna. Et nad analüüsivad, teevad, otsivad meile mingid asju, mis me tahame, aga ikkagi meie anname need suunad ja meie ise valime. Et inimene vastutab ise oma elu eest, ta on teadlik looja, ise loob oma elu, oma reaalsuse. Just, täiega. See oleks küll tore. Jah. Mari, sa oled värskelt armunud oma prantslasest kallimasse, värske romaan on mõnusalt lendu läinud, ma loodan, et sellest areneb välja midagi erilist, midagi imelist teie mõlema jaoks. Milliseid väärtusi sa mehe juures hindad? Mis on sinu jaoks lähisuhtes oluline? Üks asi, mida ma olen terve elu hinnanud, on ausus. Kindlasti see on üks asi, mis meil on eestlastena hästi tugev ja hästi arenenud. Et ei oleks mingit sellist keerutamist ja muud asja. Ja mehes muidu, mulle meeldivad sellised mehelikud, tegusad, tegijad mehed tihti. Ja pigem täna, minu partner on siis ka pigem see, nüüd on ju see sigma meil, mitte macho enam, eks, et on nagu sellised hästi tundlikud ja moodsad ja pigem nagu sellised huvitavad, ütleme, vestlused ja kuidagi selline hästi suur avatus ja uued ideed ja et eks tihti ongi ikkagi mees on, ütleme, see visionäär ja tegutseja või selline nagu see big picture osaline seal koduses elus või paarisuhtes ja naine on siis võib-olla naine on rohkem selline süda avatud ja armastus ja kõik selline, et mulle see selline stiil istub isiklikult vist kõige rohkem. Kas sa unistad ka emaks olemisest? Jah, selles mõttes, et mul ei ole lapsi praegu, aga ma olen kindlasti sellele avatud ja üldiselt üldse ma arvan, et mul on hästi palju tutvusringkonnas inimesi, kellel on 3-4 last ja siis mul on päris palju, eriti Pariisis, aga tegelikult eestlaste hulgas ka, kellel ei ole täna lapsi. Et ma arvan, et see kindlasti ei ole mingi selline asi, mis naist, ütleme, defineerib. Et kindlasti on lapsed superägedad, aga nad ei, ütleme, et keegi, kellel ei ole lapsi, ta lihtsalt siis teeb selle aja ja energiaga lihtsalt midagi muud. Ja loob midagi muud maailma. Et selles mõttes kindlasti see ei ole mingi selline asi, et sa ei ole naine, kui sul ei ole lapsi. Ja üks asi, mida ma veel tahtsin rõhutada, kuna me rääkisime hästi palju sellest tursest, et üks asi, mida ma olen hästi jälginud, on see, kuidas on, Prantsusmaa ja Eesti vahel on hästi palju kultuurilisi erinevusi ikkagi. Ja üks asi on kindlasti see raseduse juhtimine, et Eestis on see, et laps on nagu hästi oluline ja Prantsusmaal muidugi on ka, et selles mõttes ongi oluline, et see laps sünnib tervena ja kõik sellised asjad loomulikult. Aga samas on see ema on ka hästi oluline, et ema ju elab ka oma elu pärast edasi. Ja Prantsusmaal, eriti Pariisis on niimoodi, et raseduse ajal gynekoloog ikkagi jälgib väga täpselt kaalu ja ta lubab juurde võtta maksimum 1 kilo raseduskuuga ja ütleme, see võib minna niisuguse kuni 12-13 kilo, ütleme, eri case'ide puhul. Aga nad ei luba kunagi,
võtta juurde 15 kilo või 20 kilo või 25 kilo ja Eestis ma olen kuulnud, see on suhteliselt tavaline ja minu arust ei öelda ka selle peale midagi, et sa võtsid 20 kilo juurde, aga mis tekib probleem ongi see, et pärast seda sünnitust on päris raske seda 20 kilo kaotada ja ma olengi vaadanud oma klientide ja üldse naiste juures, keda ma Eestis tunnen, et see rasedus ongi, nagu sa ise ka mainisid, et see tegelikult muudab seda keha väga tugevalt ja tekitab ka jälle seda enneaegset vananemist, kui sa tõesti ühest rasedusest, 2 rasedusest, 3 rasedusest iga kord jääd mingi 7 üle kiloga. Pluss magamata ööd. Pluss see, et su unerütm on nagu hakitud, sa ei ela enam seda nii-öelda vaba inimese elu, et magan nädalavahetusel välja või magan iga öö järjest 8 tundi, et beebiga on see ikka, kui sul ei ole just nii-öelda nagu öeldakse õpikubeebi, kes magab ülihästi, et see on päris raske, eriti ma arvan naistel, kellel on olnud näiteks raske sünnitus, paljudel on võib-olla ka keeruline rasedus, mitu last järjest, et sa oled seal 3, 4, 5, 6, 7 aastat järjest kogu aeg väsinud ja mingi koorem ja sa ei saa magada. Et ma arvan, et see kehv häiritud uni, et see hakkab ajudele, see hakkab tervisele, et see on üks väga karm faktor selle juures. Eks see on kõigil on erinev, eks igaühel on täitsa erinev, aga mulle tundub üldiselt see on selline nagu raske teema, mida võib olla keeruline paika saada. Jah, see on jälle see tippsporti ajastu, ütleme, et loomulikult naine, kes sünnitab lapsi ja sünnitab järjest ja see ongi tippsportlane, et tegelikult ta peakski olema niimoodi ühiskonnas nähtud. Olen nagu täiega nõus selles mõttes, see on ju täielik ime, kuidas see juhtub ja kuidas kõik see protsess. Ma arvan, et seal on jälle selles mõttes tuleks leida lahendusi, võib-olla mingit abi või lapsehoidjat või isegi, kui see tundub kallis või eestlane on ka hästi pragmaatiline, et võib-olla sellistel hetkedel jälle panna ennast esile, anda see eelarve välja, küsida abi on ju kõik sellised asjad, et tegelikult siin ju päris palju aitavad vanavanemad ja igasuguseid variante on. Ja magamise osas ma ütleksin jälle sellised minu vaated, et selles mõttes ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga kui ei toimu seda mõtete pidevat ketramist, siis tegelikult inimene väsib ikkagi väga palju vähem. Kui mõtted ja emotsioonid on juhitud, siis tegelikult me ei vaja üldse nii palju und ja mina viimasel ajal ma olen olnud hästi suur see yin-jooga fänn, mis on see selline rahulik jooga, mis venitab siis meridiaane ja kudesid ja samal ajal sa saad siis oma meele nii-öelda hästi vabaks lasta ja viimasel ajal ma praktiseerin hästi palju jooga niidrat, mis on selline hästi lõdvestunud meditatiivne seisund ja 20-30 minutit jooga niidrat, kui sa oled seal ära õppinud ja oskad sinna minna, see on umbes 3-4 tundi und. Ja selles mõttes, mina olen terve elu olnud ka selline, ütleme niisugune nii-öelda tarkur ja õppur ja kõik muud asjad ja suhteliselt aktiivse, väga kiire meelega, nii et ma olen pidanud selles osas ümber õppima ja nüüd ma olen avastanud 40-aastaselt, et tegelikult ma olen isegi teinud paar sellist täiesti valget tööd, kui ma ei ole üldse maganud ja see ei tee mulle nagu eriti midagi, et siis ma päeval teen 1 või 2 jooganiidra sessiooni ja järgmine jälle magan ja et jälle see, et ühiskonnas on mingid reeglid ja see magamine on hästi oluline ja nii edasi, et ma arvan, et oluline on see et sa leiad selle isikliku tasakaalu, et sa lihtsalt tunned ennast hästi. Et samamoodi nende laste kõrvalt on ju, et see on ju suur rõõm, kui sul on see väike beebi, et paned fookuse sellele ja siis proovid ülejäänud asju lihtsalt juhtida. Millest unistas väike Mari ja millest unistad sa täna? Millest ma unistasin? Ma tegelikult tahtsin saada väiksena juba moekunstnikuks ja sellisest nagu nii-öelda sellisest ilusast põnevast elust, värvilisest elust. Et jah. Ja täna, millest ma unistan, tööalaselt mul on hästi sellised igasugused uued ideed, mis voolavad igapäevaselt sisse ja mida ma unistangi sellest hästi sellisest naturaalsest ja imelisest noorendamisest tööalaselt. Et see päriselt ära teha. Nagu endaga, oma klientidega, et kuidagi nagu mingid sellised
maagilisi, imelisi tulemusi materialiseerida. See on minu põhiline selline tegevus tööalaselt täna. Ja see nagu drive'ib mind. Iga saate lõpetuseks on mul 3 küsimust, mida küsin kõikidelt saatekülalistelt, nii et palun ka sinu vastuseid. Ja esimene on fantaasiaklassika. Kui kohtuksid soove täitva kuldkalakesega ja saaksid valida endale 3 õhtusöögikaaslast, ükskõik keda, ükskõik kust või millisest ajast, siis kellega tahaksid kohtuda ja millest rääkida? Ja alustaksin siis moeinimestest, et esimesena ma tahaksin kohtuda Coco Chaneliga ja see valik tekkis pärast seda, ma nägin, ma olen näinud temast filme, lugenud biograafiaid, ma olen moeajaloos ka hästi tugev tegelikult ja ma nägin tema suurt näitust Pariisis ja põhimõtteliselt seal võis olla üle 200 eksemplari, ma arvan, üle 200 kleidi, võib-olla oli 1 või 2 tükki, mida ma ei paneks täna kohe selga ja need on 20-ndatest, 30-ndatest lihtsalt sellepärast, et kuidas ta sai niimoodi teha. See on nagu täiesti uskumatu, pluss see, et ta oli oma ajast hästi moodne naine, ta murdis palju koode, et siuke äge. Teine oleks Marissa Berenson, kes on 70-ndate üks modell, hästi paljude piltide peal, mängis ka üks film on Barry London, kus ta mängis naispeaosalist ja ta on selle Elsa Schiaparelli lapselaps süksest aristokraatlikust perest, hästi kosmopoliitne ja mulle hästi meeldivad 70-ndad. Minu arust see on hästi äge ajast, hästi stiilne. Ja ma nägin Marissa Berensoni laval hiljuti ja tal on hästi äge energia ja ta on selline hästi graatsiline, hästi kerge, hästi äge. Tema on veel elus, nii et temaga tahaks ja siis 3. ma tahaksin õhtusööki süüa Krishnamurtiga, kes on mu viimase aasta üks suurimaid inspiratsioone, et selles mõttes valgustunud meister, äge. Jah, meenutan kuulajatele, et eesti keeles on olemas ka Jiddu Krishnamurti tähtteos Vabanemine teadaolevast. Et seda võite veel kuskilt leida, see on lihtsalt super. See on minu üks elu muutvamaid raamatuid, üks kõige klaarim selline essents, teadlikkuse essents. Kuidas end maandad ja laed? Millised on sinu heaolupraktikad ja ilunipid? Kõige rohkem, mis mind maandab ja laeb, ongi see olemises olemine. Et see, et kui ma jõudsin selleni, et tegelikult aega ei ole, et kui me oleme ikkagi olevikus, siis see aeg võib olla hästi pikk, mul on viimasel ajal päev võib-olla, mul on siuke tunne, et oli nädal. Ma teen lihtsalt kuidagi nii palju asju. Ja mis mulle väga meeldib, on jalutamine looduses, tärkavas looduses või mere ääres või kus ma siis parajasti olen. Ma vajan järjest vähem, ma olen hästi palju reisinud ja igasugust asju teinud, aga ma vajan järjest vähem sellist mingit erikeskkonda. Ma võin lihtsalt minna ka nagu kodust välja ja lihtsalt mul on seal taevas ja suured alleed ja ma lihtsalt olen. Ja muidu mulle meeldib käia näitustel, käia õhtusöökidel, saada sõpradega kokku, teha sporti, mida iganes, kõiki siukseid asju. Mis sporti sa teed? Ma viimasel ajal olen käinud jooksmas koos mehega, mis on päris äge. Ja siis vaatan vaikselt seda jõutreeningut ka, et mida ma teha tahaks, et ma väga siuke juuksitšik ei ole, ma vaatan seda Pilates reformerit ja mingid siuksed asju olen proovinud ja siis ma teen, võimlen ise ka. Aga midagi peab tegema. Et päris nii ei saa. Niisama. Aga ilunipid? Ilunipid, iluga ma ikkagi selles mõttes pidevalt teen midagi, et ma teengi neid kuppe ja teipe ja harjutusi ja leedpulka ja kõike siukest asja. Aga on sul veel midagi, mingi eriline ilunipp, mida sa õppisid Pariisi moekurudelt, kui sul on vaja kuhugi välja minna, näha väga hea välja, väga efektne, mingi selline, võib-olla mitte püsiv, eks ju, aga võib-olla mingi ajutine. Ma ütleksin, et tegelikult minu see vene koolkond on palju tugevam selles ilunipp ongi konkreetselt see, et sul on need kupud ja sul on 20 minutit ja sa teed omal selle kupumassaaži ja sa näed mega välja, sul on mega jume. Et see on ikkagi kõige efektiivsem, aga mida ma veel teen, mingist hetkest sul tekib väga täpne enesevaatlus, et mida ma praegu kõige rohkem jälgin on see, et millal ma libastun, millal ma lähen emotsiooni,
ja siis katsun ennast sealt hästi ruttu välja saada ja siis eksperimenteerin ka igasuguste toiduasjadega, et mul on ka igasuguseid ütleme õhtusööke ja üritusi ja prantslased ikkagi söövad ka päris palju igast saia ja nagu sa ütlesid, et kui see juhtub, siis ma ka vaatan, et kuidas ma nagu põhimõtteliselt ma energiajuhtimisega viin ennast hästi ruttu tagasi. Lihtsalt see energia osa on nii palju võimsam kui mingisugune niisama mingi, et nüüd tegin seda, aga ma teen ka mõlemat, aga ma vaatan, et see energia all oleks puhas ja õige ja võimas. Ja see tegelikult, ma näen, et me liigume ikkagi sinna, et me tegelikult teeme mingist hetkest võib-olla ainult energias. Millest sa viimati erilise elamuse said? Midagi, mida sa ka teistele soovitaksid? Jaa, väga täpselt saan öelda, käisin Pariisis Dolce & Gabbana suurel näitusel Grand Palais ja see on täiesti mega. Sellepärast, et seal on see Alta Moda, see Itaalia haute couture ja hästi palju on Dolce & Gabbana selliseid igasuguseid kuldseid asju ja hästi selline uplifting nagu moodne Versailles ja kindlasti soovitan käia näitustel ja jälle see ilu, ütleme oma ilumeelt kultiveerida ja ilu kultiveerida ja toita ennast sellise teiste loominguga, mis on kõrgtasemel. Nii ükskõik kus, ka Eestis. Suur aitäh, Mari Lakspere, et meiega täna oma lugusid, oma mõtteid, oma teadmisi, kogemusi jagasid. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Ingrid! Aitäh! Ja aitäh meiega kaasa kulgemast, head podcasti Iga naine on lugu kuulajad. Inspireerivate naiste lood leiate nagu ikka kõikidelt podcastide platvormidelt ja muidugi ka Delfi taskust, Spotify'st, Apple'ist, YouTube'ist. Ja Eesti Naine rõõmustab teid igapäevaselt internetis, aadressil eestinaine.ee ja ka Instagramis ja Facebookis ning igakuiselt paberajakirja kujul, mida saate tellida endale koju postkasti. Ja meie tänase saatekülalise Mari Lakspere leiate tema kodulehelt ökofacefitness.com ja samuti sotsiaalmeediast. Aitäh ja järgmiste lugudeni!